Meigiga käivad ja näib, et meil on hea. Kui kauaks kokku jäävad, ei tea. Sa kuuled raadio Sky Plussi, täna on meil pühapäev, 5. aprill ja sa oled täitsa õiges kohas, kui sulle meeldib jalgpall, sulle meeldivad Eesti kõige kuulsamad striimerid, sellepärast, et aeg on need striimerid panna õigetesse meeskondadesse. Hello kõigile! Nii, siin me nüüd oleme, nüüd on teada ka, kes meil siis selle aasta saatejuht on. Saatejuhiks on siis Taba, kes ei tea, siis Taba räägib, ta on ka kunagi tegelikult striimer olnud noorena. Noorena jah, noorel ajal sai ka striimi tehtud, no mul on ikkagi siin, ma ei tea, teil on võib-olla rohkem, aga mul on ikkagi Twitchis 2000 followeri on ja ei tahaks siin keksida, aga eks siin on omal ajal ka natuke striimi tehtud ja mingid muud pulli, et vaatame äkki enne seda jalgpalliüritust, siis tõmban ka veel ühe mingi ruuni striimi, vaata äkki mäksime mingi skilli ära või midagi, et siis ma saan öelda, et ma olen sel aastal ka ikkagi mõne striimi teinud, et ikkagi striimer meeskonnas. Et kuulun sellesse auväärsesse seltskonda. Lepik, või nagu räägiks kohe selle loo ka ära, et kas sa kuulud meil siis nagu ausate striimerite hulka või siis scam-striimerite hulka. Mis see tähendab? Et kas mitte ei olnud sinu viimased striimid see, kus sa kogusid IRL striimide jaoks raha, et osta kaamera ja siis sa said raha kokku ja siis peale seda enam striime ei olegi teinud? Jah, võib selline mulje jääda, et mul oligi plaan kõik üle lasta ja skämmida ja ma tean, Nimp on siin mingi noaskämmer, ma võin olla siis mingi kaamera skämmer, on ja. Aga tegelikult miks see kõik pooleli jäi, asi oli selles, et ma avastasin, et striimides on ka disconnect olemas. Ja kui sa teed IRL ja su striim jookseb maha mõneks minutiks, siis on nagu halvasti. Proovisin mingeid erinevad lahendusi ka, kuidas saaks siis striimida niimoodi, et kui ühendus ära kaob, siis tuleb vaata mingi taustapilt, et I'll be right back või mingid. Aga minu mõistus üle ei käinud sellest ja siis sinna paika ta jäi, aga no mine tea, vaatame. Äkki saan siin ka maitse suhu. Vaata, ei ole nii lihtne striimida ka, sul on pere, siis sa pead tööl käima, mingid muid asju tegema, et võib-olla kui ma oleks poissmees, elaks Mustamäe ühetoalises, siis võiks ka iga päev striimida, aga praegu elu väga ei luba, et asjad on läinud nii, nagu nad on läinud. Mis meil chat kirjutab siis? Saan juba puid või? Jaa, juba öeldakse, et otsige uus. Mis on kõige halvem asi, mis minu kohta kirjutatud on? Et oi, Siim on saatejuht. Ühesõnaga, nii on. Siim on siis sel aastal meil jah, siis saatejuht, tema hakkab siis meeskondadega suhtlema, hoiab üleval siis kogu striimi, jalka ja... Haibib, jah. Nii, aga tegelikult kui me juba siin haipimisest räägime ja ma saan aru, et meil vist natukene veel vaatajaid kasvab. Meil on tegelikult kõik, kes siia on esimest korda siia stuudiosse tulnud meil. No tegelikult meil ongi ainult Siil ühe korra tulnud. Igaks juhuks mainime ära, et Siil on ka meil tegelikult olemas, aga... Ta ei taha täna oma nägu näidata. No võib-olla hiljem näitab, vaatame, kuidas see saade siin meil käima läheb, aga no praegu ikkagi laseme Siilil nagu kosuda ja tal on seal libistab väikse Red Bulli sisse ja siis vaatame, tuleb ka siia meiega diivani peale võib-olla. Seal lihtsalt on see teema ka, et me mõtlesime, et eelmine aasta natukene ebaaus, et ta ise ennast nagu tiimi loosis, seega seal võis olla, et ta ise meelega tahtis teatud meeste tiimis olla ja siis ühesõnaga, meil on üks sittmäng. Sittmäng või? Sittmäng, jah. Mulle juba meeldib. Väga hea. Ja see ongi nagu sõna otseses mõttes sittmäng. Täna meil nii palju ruumi ei ole kui eelmine kord, seega seekord üritame lihtsalt teha nii, et me ei tohi üle laua ära ajada, et meil on siin ühesõnaga. Kas ma pean oma joogi ära panema koogi või? See vist mahub siit. Või siis meil on lihtsalt lühendatud teekond. No, nii. Mis me tegema peame? Üks peab hoidma seda. No mina hoian. Aga meil ongi reaalselt sõna otseses mõttes on nagu sittmäng. Ennal on karbis mingid kakajunnid reaalselt. Normaalne. Ega ma neid sööma ei pea hakkama. Need vist ei ole söödavad, need on plastikust. Ei ole. See on rattad all, et see veereks. Kas ma saan aru, et me hakkame... Me peame nagu kurling, aga see on nagu... Junnidega. Nagu junnikurling, jah. Ongi puukurling, jah? Kus sa sellise asja said? See mul sõber kinkis. Tigerist või? Pakend näeb välja, nagu oleks tigerist ostetud. Ma olen üks sõber, kes fännab, et ma olen striimer ja siis arvab, et mul läheb selliseid asju vaja. Normaalne. Sa tahad olla helejunn või tumejunn? No mul on tavaliselt tume.
ma siis võtan heledat. Ja ka tahad sa alustada, ma hoian. Täna sain S-burgerit, äkki siis on tume, ma ei tea. Ma võin hoida, oota, meil on nüüd stardijoont. Aga teeme siia selle stardijoone, oota, stardijoone siia. No. Näed, kusjuures fun fact kurlingu kohta, see pidi mingi füüsiliselt mingi üliraske mäng olema, teadsid seda või? Et tüübid põhimõtteliselt kuidagi libisevad ju seal mingi sundasendis ja see pidi, et põhimõtteliselt kui sa ei ole seda varem kunagi mänginud ja sul ei ole need lihased töötanud, mis peavad töötama, siis põhimõtteliselt sa ei suudagi mängida seda. No ega siin on ka nii, et vaata, sa lükkad selle käima, siis pead sõrmega vaata siin ees nühkima. Okei. Harja ei ole. Harja. Veetsupoti harja. Ma võin tuua. Ei, ära tuua, jätame vahele. Vaata siin enam-vähem on seda joont näha, teeme siis selle. Sa tegid nii õrna joone. See ei kirjuta siia. Oota, proovime ikka tea. Ma ei oska seda asja. Oota nüüd rahulikult. Mingi paberit ei ole või, kuhu me saaks korra. Näe, hakkab tulema juba. Näe, noh. See on joone moodi juba. See on joone moodi juba. See lihtsalt lõhkus mu mängu. Oota, mis võitja saab? Või sa mõtlesid, et mingi niisama mängime või? Siis sind ei visata stuudiost välja. Paneme raha alla. Paneme mingit suube või midagi. Ma ei tea, mis siin Twitchis pannakse. On mingid uusi asju ka vahepeal Twitchi tulnud. Ei ole või? Vist ei ole. Sina paned... Peamoderaator on tulnud, siuke asi on. Et sa saad nagu määrata peamode ja peamode saab teisi modesid lahti lasta. Vähesõnaga, kui sa võidad, siis sa saad Streamesti peamode olla ühe päeva. Ja kui sina võidad, siis sa saad Taba FM-i peamode olla igavesti, aga ma ei garanteeri sulle, et kunagi mõni stream üldse tulevikus toimub, nii et ma ei tea, kas sa kunagi neid õigusi saad kasutada või mitte, aga noh, vähemalt sa saad öelda, et sa saad peamode. Jah. Nii, kes alustab? Sa võid alustada. Külalised enne. Okei, mõtlesin mingi nooremad äkki enne midagi. Seda ka. Aga ma siis... Noh, see on ju pole paha, aga isegi ilusti videopildi pealt on näha. Minu tumedat junni. See läks natuke halvasti. Aga sa pead sellest nüüd mööda saama. Ma pean sellest kuidagi mööda saama, jah. Nad vist muidu teevad kuidagi ka, mingi suunavad seda, ma ei tea, mingite... Või siis sa pead lööma nii, et sinu oma jääb õigesse kohta ja minu oma lendab üle laua ääre. Oota. Okei, tegelikult ma ei tohiks sulle öelda. Mööda! Ops! Olemas, no! Sa oled seda varem mänginud, jah? Ei, ma ei ole mänginud seda. VCS? Ma olen lihtsalt, ma olen professionaal, on ju. Sittumises? Jah. Väga hea. Paned ühte auku sinna kõik. Nüüd ma pean veel sinust mööda saama. See mu strateegia ongi. Oota, liigutame ka seda, vits oli juba kõver. Noh, vaata, kus 3 tükki järjest, noh. Vaata, kus see veteran paneb, noh. Jaa, sest et sa oled nagu, vaata, sa saad otsa. Mõtlesid, et tõmbad mind siin alla, et teed lolliks, vaata. Nüüd pead ise kohe sööma neid samuseid. Aga sa võitsid. Vist, sa saad seal punase joone peal. Ma jäin nagu nõksa jäin, vaata. Mu strateegia oligi see, et ma viimase löön sinna keskele. Aga see... Said ise enda mängus pähe. Sa tõmbasid samal ajal veits, siis see läks paigast ära. Jaa, muidugi, jah. Jep. Jaa. Just. No näed. Väga hea. Härra Kakajunn tegi ära. Ma olen see karbi paint, et pahet ei ole see karp praegu. Paneme need püksi tagasi siia. Pane siia ära, jah. Nii, väga hea. No näed. Nüüd on vähemalt nagu see... Ma vaatan ka, mis chat kirjutab vahevel. Ma ei ole nii ammu Twitchi chati lugenud, vaatan, kas siin tuttavaid nimesid ka on. Ja ongi, näed, tuttavad nimed on täitsa olemas. Liisu, aitäh suubi eest ka. Oli Liisu, jah? Juba tuli suub ka, jah. Taba on juuksuriga tülis või? Ei, ma olen lihtsalt popp ja noortepärane. Mõtlesin ka, et ma teen väikse tuka endale, et vaata, mis näen nagu veits nagu ägedam välja. Turbokali, Turbokali, tšau, sind ma tean ka. Kusjuures Turbokali, kas sina olid minu kanalil kunagi esimene suub või? Minu arust Turbokali oli Taba FM esimene suub, kui ma õigesti mäletan. Nii et siin on ikkagi veteranid on kohal. Seda fakti ma ei oska kinnitada. Veteranid on kohal. Normaalne. Paneme siis ka lonksu parimat. Nii, ühesõnaga, kas me sinust jõudsime nüüd lõpuni rääkida või? Sa oled midagi küsinud ka või? Ei, no lihtsalt üldiselt, et... Mis ma veel enda kohta tahan rääkida või? Et mis sa tahad hingelt ära rääkida, et... Ei, no mis siin ikka, Twitchiga oleme praegu pausil, vahepeal olen siin tütart kasvatanud, ega see ka lihtne ei ole, vaata. Et kui sa ei taha ikkagi, et tütar käest läheb, siis tuleb temaga aega veeta, on ju. Teame küll, mis juhtub siis, kui isad tütrega aega ei veeda, siis ei pruugi, aga võivad juhtuda väga halvad asjad, nii et proovin siin hea isa olla ja siis
mis meil ikka siin, vahepeal käin Kaitseliidus rahega tullamas ja me oleks tegelikult teinud, tegelikult see ongi see süü. Kõik ootasid juba, kõik need mängijad ise ootasid, millal juba tiimid loositakse, nad tahavad juba vaata omavahel kakelda. Neil on praegu see probleem, et nad peavad kõik omavahel sõbrad olema. Nad ei saa juba ja vaja, aga nad ei saa, sest et sa ei tea veel vaata, et kas sa sellega tohid nagu või ei tohi. Aga jah, mees oli metsas eelmine nädalavahetus. Ma olin eelmine nädalavahetus metsas jah, täitsa mõnus oli, praegu on niisugune hea aeg, et putukaid ei ole ja päike väga haiget ei tee, et siis oli täitsa hea. Vahepeal on mõnus. Ja noh, keegi peab selle riigikaitsega ka tegelema, et siis peab olema, käsi peab olema soojas kogu aeg nii-öelda. Aga jah. No siis on hästi. Siis, ja kui palju sa arvad ja eeldad, et sa streamereid tunned, et... Kuule, ma ikka tean, ma ikka vahepeal käin piilumas. Ma just rääkisin enne Siilile loo sellest, kuidas ma üle aasta vist logisin Twitchi sisse ja siis vaatasin 10 minutit tema striimi ja siis sain kohe kellegi poolt mingi giftitud suubi, et selles mõttes läks hästi, aga ma ikka vahepeal vaatan, kui väga igav on, aga ütleme, viimasel ajal sellist nagu hetke ei olegi, tead, õhtul kõik aeg läheb mingite muude toimetamiste peale. Ma ju Sky Plussis teeme veel, iga nädal teeme ühte tantsumuusika saadet, siis põhimõtteliselt 3 tükki meid on, iga nädal keegi teeb, üks nädal teeb mina, teine nädal teeb Andi, 3. nädal teeb Kivisaar, aga kõik need eelnevad nädalad põhimõtteliselt, mis mul vaba aega on, siis ma kuulan muusikat. Põhimõtteliselt Spotify'st käib mingi playlist või YouTube'ist kuulad midagi. Siis nüüd hakka streamereid vaatama? Vaatame. Väga õige vastus, vaatame just. Okei, väga hea. Siin vastates vahepeal Tultsiku küsimusele, et kust VIP tuli, siis hetkeseisuga on siin kanalil määratud kõik selle aasta siis osalejad VIPiks, seega selle järgi te tunnete ka kohe chatis ära, kes on väärt chatter. Kõige lihtsam jälgida. Just, saate vähemalt kohe aimu. Noh, ma arvan enne, kui me lähmegi nüüd selle juurde, et kes meil siis selle aastal tegelikult osalevad, me võiks selle nagu üle korrata, on meil ka natukene siis kommertsteadaandeid. Ehk siis ongi meil, et on piletid müügil, on Facebook event. Kui te lähete Facebooki, siis te saate panna going, ärge pange huvitatud, pange going. Ja ikka muidugi going kindlasti, ja siis sealt siis me näeme vähemalt... Kui ma vaatan kohe, kas ma ise olen pannud või? Räägin siin, pange, vaata nüüd raudselt endal ka ei ole goingut. Selle vea parandame kohe, kui ma seda teinud. Aga pilet on ostetud või? Ma pean ka pileti ostma. Okei, seda ma pean see raha kõrvale panema. Palju see pilet maksab? No ta on praegu on hea hinnaga. Praegu on 12 kuu lõpuni. Okei, no siis peame selle pileti kõike liigi võtma. Oota, mis teil evendi nimi on Facebookis? Streamerid, ma eeldan. Hea tegevus, jalgpall. Hea tegevus. Peaks olema. Või matš. Ega... Kohe otsime. Leidsin üles. See on nagu see eelmise aasta loosi lõpus, kus Siil ei mäletanud, mis ta TikToki kontoks pani. No praegu on siin meil selline koos minuga on nüüd 20 going. Ma ei tea, palju meil siin streamis praegu vaatajaid on, aga minge pange ka going. Peame ikkagi haipima seda üritust ise. Me peame seda üritust ise haipima, ega muud moodi ei saa. Tean küll, et tänapäeval paljudel enam ei ole isegi Facebooki, aga ikkagi. Seal peab ka info olema. KV, ära muretse, alles hakkab, sa oled tulnud õigel ajal, õiges kohas. Seega... Ja olgu siis veel siia vahele öeldud, et kes ei tea, siis üritus toimub 13 juuni laupäeval algusega kell 16.30 on väravad, ma saan aru. Ja kui olete eriti suur jalgpallifänn, siis saate veel enne minna kõrvale ja A. Le Coq Arenal vaadata, mis seal oli, Flora ja... Kes on? Ühesõnaga, suur mäng on meil ka kõrval kohe. Aga ma ei mäleta, ma ei saa nüüd öelda, kes see teine oli, ühesõnaga 2 suurt... Saab minna juba nagu hääle lahti karjada. Saab nagu soojaks teha. Et me oleme ka tegelenud sellega, et meie mängul oleks soendusmäng. Normaalne. Poisid ajavad asju. Ja soendusmäng toimub lihtsalt A. Le Coq Arenal ja siis meie teeme Sportland Arenal. Alguses lähete vaatate, kuidas need... Kuidas asi peaks olema. Algajad teevad ja siis vaatavad üks profit. Nad kõigepealt lähevad vaatavad, kuidas see asi peaks nagu päriselt olema. Ja siis nad tulevad vaatama, et nagu noh, et millega siis streamerid hakkama saavad. Nii, aga äkki siis ma annan selle paberid sinu poole tagasi lähedamale ja äkki vaatame üldse üle meelde tuletuks enne, kui me hakkame loosima, et kes meil siis sel aastal üldse
valikus on. Aga muidugi, ega mina ka ei tea täpselt. Ma mingit nimekirja siin natuke olen vaadanud, aga hea on koos vaatajatega ka silm peale visata. Et siin sealt poolt hakkab pihta jah, et Stoneboy on meil, eks ole, kõigepealt. Tema on see IRL-i mees, jah. Ma olen midagi näinud. Siir oskab paremini neid kommenteerida, aga ja ta noogutab seal, aga ta ei julge midagi öelda. Stoneboyd ma tean. Nii, järgmisena on meil siis Kikuk või? Jah. Kikuk 1, tema nime mina ei tea. No siis võimegi edasi minna. Läheme edasi. Kumpsi tean, Kumps olen näinud, kuidas GTA-d mängib. Rutska on meil veel siin nimekirjas, siis Marko 10G, legendaarne ruunipeluja, siis on Freku K, vist äkki öeldakse nii, ma ei tea. Kein Soon, Hot Fanta, Deep Pepper, Kaltsiver, Hanarchia on vist õige öelda, jah? Või Hanarchia, ei tea. Kult Rukkis, Härra Retro, teda ma tean, ta on hea poiss. Parmu Jumalat ka tean, Legend Rix on olemas, no Legend Rixi, kes ei teaks. Re Studio on sel korral meil väljakul, siis Silax, iFlashe, Stotter ja kohe siit järgi veel suuri nimesid, noh, Eesti üks kõvemaid striimerid ikkagi 2,2, Doots, Süpso, The Halls, Tultsik, HD nägemine, Seal 122, mis vend see on? See on mingi... Me lubasime lihtsalt, meil oli üks striimer puudu, et meil ei olnud nagu paari sarvi ja siis... Ja, teda ma ei tea, jah. I'm New to You, S-Magics, Estonian Man, tagaotsitav Doktor Järv, Oh My Remi, Store Life, Kelloks 1, IMKV TV, Smokey Turbo 7, Marmor, Meis ja Kodir on ka sel korral väljakul, nii et täitsa nagu näha nagu lubab ju. Nimesid sa saad veel harjutada ja õppida. Jaa, ei, ma ei oska, jah. See on IMKV ja okei. Tegelikult lihtsalt siis tuntud kui KV, selle aasta tõusev täht, mitte ametlikult. Aha. Ja siis Flash on ka lihtsalt Flash ja vaid sinna ka veel mingi tähe kuhugi lõppu ja... Aga seda kõike saad veel siin ma saan harjutada, sa anna mulle see nimekiri koju kaasa, siis ma saan niimoodi õhtul enne magama minekut natukene harjutada ja vaadata, et sa pead mulle tegema need häälduste märkmed, vaata, kuidas hääldatakse. Saad nagu... Iga striimer saadab sulle, ta teeb sulle voice'i. Jaa, saatke, jah. Et muidu juhtub see, et tuleb mängupäev ja siis ma lihtsalt julmalt patcherin teie nimesid, et... Väga hea. Ei, väga õigesti ütles, no näed. TV-poiss, sa pead ise kodutööd tegema. Sa pead, kui inimene ütleb, et ma ütlesin ta nime õigesti, siis ma ütlesin ta nime õigesti, lepime kokku. Võib-olla ma kuulsin siis valesti. Ühesõnaga. Nii, nimed on öeldud, need inimesed astuvad 13. juunil meil väljakule, aga ma saan aru, et suur mure on selles, et meil ei ole nad jagatud veel meeskondadesse. Just. Ja kas sa tahad natukene kirjeldada ka meile, kuidas me täna seda loosimist teeme? Sest ma ütlen ausalt, mina ka ei tea, kuidas mulle öeldi enne mingi väga hull disclaimer, et mingi... Siin hakkab, ma ei tea, mida kõike juhtuma, nii et mina ka täpselt ei tea, mis saama hakkab, nii et TV-poiss. Meil on... Your show! Aitäh! Meil on hästi palju toredaid sponsoreid, osasid ega juba näete, osasid ei näe ja osadega on... Mina vana kohvimees ütlen, et need oad on head. Mul on endal kodus samasugune kott, kes tahab kvaliteetset uba, siis Eestis röstitud, kui ma õigesti mäletan, ja kõlbab juua. Mina kui ikkagi pirtsakas kohviubade koha pealt ütlen, et kõlbab juua. Et on head, päriselt. Väga hea. Ja nüüd, kui sa selle paki kõrvale paned, siis meil on siin tegelikult veel pakke. Kuule, Piraadil tulid mingid uued krõpsud, ma nägin kuskil TikTokist mingid juustu maitselised, ma ei tea. Neid siin praegu ei ole, aga ma nägin, keegi sõi juba. Aga noh, vana hea klassika, Piraat, minu lemmik, kusjuures ma tavaliselt ostangi neid. No väga hea, siis need me võime lahti teha. Ja siis smoked bacon, chili flavored wheat chips. Neid ma just olen ka kunagi söönud. Striimerid saavad Aftekal neid süüa. Peale mängu ja meil on Aftekas ka ju sel aastal. Just. Et kõik saavad rihma lõdvaks lasta pärast. Nii. Peale rasket pingutust. Ja tegelikult on nagu siuke asi, et kui see nagu natukene siin nagu hõõruda niipidi. Aha. Ja siis hõõruda niipidi. Mis musta maagiat sa teed nüüd siin? Ja siis natukene hõõruda veel niipidi.
siis on vaata nii, et need krõpsud võtsid nüüd selle paberi pealt info iseenda sisse. Usud seda? Ei, ma ei usu seda. See ei ole võimalik. Sa võid selle paki lahti teha. Krõpsud võtsid info enda sisse või? See kõlab mingi hullemini, kui ma ei tea, mis asi. Nüüd, kui sa vaatad, siis sa näed, seal on meil sedelitega krõpsud. Ma ei tea, kuidas sa tegid seda, TV-poiss. Aga sul on mingid võimed. Ühesõnaga, ma ei tea, kui hästi kaamera seda näeb, aga meil on seal osadel krõpsudel on sedelid. Krõpsude sees on sellised väiksed paberrullid. Seega mina hakkan siit võtma ilma vaatamata. Okei. Või noh, sobib. Need on nii rullid, et ma tegelikult isegi ei näe. Aga tegelikult ma vist tunnen ka, kui ma käe sisse panen, et kus on paber ja kus ei ole. Või siis me võime teha niisugust mängu, et iga krõps, mis ma tõmban välja ja paberit ei ole, siis korda mööda sööme ära. Võime ka nii teha. Ja kuna siin see asi võib nagu minna räpaseks. Räpaseks või? Ja siis ma igaks juhuks tõin meile niisked salvrätikut ka. Oi, mõnus. No siin on ikka kõige peale mõelda. Ma tunnen ennast nii koduselt siin stuudios praegu. Niisked salvrätid, krõpsu, Red Bulli värki. Ma ei tea, me võime siin panna südaööni striimidena. Nii. Pole probleemi. Okei, ma nüüd sisse ei vaata. Proovime siis võtta. Ja süsteem on sel aastal selline. Lülitame siis selle asja ümber ka hoopis siukse vaate peale. Ja me loosime sel aastal niimoodi välja, et me võtame pakist, võtame nime. Tegelikult selle paki võiks kuidagi siia keset lauda panna. Äkki kuidagi... Sa võid nõksa vist keerata, sest et vaata, neid ei ole tegelikult väga. Sa võid selle katki ka teha. Ma teen natuke. Natuke proovime seda äärt siit alla keerata. Ja hästi teeb. Aga ta väga ei jää ausalt öeldes. Peaasi, et meid on näha ja natuke peab jääma vist piraati krõpsu arvu ka saada. No siit saab küll. Kõik toimub. Või tegelikult... Asi oleks nagu aus. Nii, meie ei näe ja... Paneme siia taha, tead paneme siia. Pane oma joogipudel. Siis ta nagu püsib kuidagi, näed. Nii, aga siis võtame siit esimese. No nii, esimene krõps. Me oleme mingi bingo saates, vaata. Bingo pallid hakkavad tulema. Nii, ja siis sa võid selle ise siit lahti kruvida. Nii, ops. No nii, sellist asja polegi varem. Ma söön selle krõpsu ära, aga too pead õnne. Ma luban, too pead õnne. No nii. Ja sinisesse tiimi saab meil siis esimesena. Sinisesse tiimi või? Kas te loete välja ka või? See on S-Magics! Trummivõrin. Pole vaam. S-Magicsut ma tean, tema on ju meil YouTube'i mees. Teeb mingit head contenti seal. No nii, S-Magics olemas. Sinises, jah? Peale ma panen selle ja nüüd ma ei pea enam siia keskenduma. Tuli sinna ekraanile ka väga hea. Nii, nüüd meil on siis esimene punane tuleb sulle siit. Punane, väga hea. Võib-olla kuidagi natukene nii pidi näha ka, et sa ikka sealt krõpsude seest neid võtad. Või ju keegi arvab, et sa kuskilt pisataskust võtad. Jah. No nii, punasesse tiimi. Esimene punane on Kikuk 1. Kikuk 1 läheb meil esimesena punasesse. Oskad kommenteerida ka? On hea jalgpallur või? Kahjuks ei oska. Tegelikult on Siilil see data olemas. Siil võib meile vahepeal mikrofoni ka öelda, kes on kes. Kes on enim teeniv? Jaa, väga hea jalgpallur. On jah. Super. No punases tiimis on siis juba üks purrakas on olemas. Purrakas. Nii. Aps. Nii. Ilus. Ja nüüd jälle siis sinisesse. No nii, mees, kellest ennem juba sai natukene räägitud. Nagu ma ise tunneks teda, tegelikult ma ei tunne teda. Aga sinisesse teine mängija Stoneboy. Noh, palju õnne Stoneboy. Ma ei tea, kas see tähendab head või halba, see selgub siis väljakul. Kas sinine meeskond võidab või mitte, aga hetkel siis sinises S-Magics ja Stoneboy. Nii, sain järgmise kätte. See on nagu kalapüük. Pole vaha. Ühe krõpsu vahelduseks. Oi. Nii, punasesse siis. Nii, punane teine mängija on Keinso. Kas Keinso mitte ka eelmine aasta ei olnud punane? Oli või? Seega... No näed. Seega selles mõttes... Samast meeskonnas, noh.
Gainsol ei lähe vähemalt sassi, et vaata muidu ongi nagu see oht, et kui sa oled harjunud punaste tiimis mängima, siis võib juhtuda, et lõid valesse väravasse või? Nojah, et kui juba harjunud oled, ta on tegelikult hea point, ma korra teen selle võrra pausi, et ma äkki võtangi omale ette kohe ruttu, ma leian siit, et olekski seda põnevamat infot, vaat see on ainuke asi, mille peale ma ei osanud ette mõelda, eks ole, et tegelikult võikski ju see eelmise aasta nimekiri siin ka ees olla, siis siit vaikselt saab natukene vaadata, jah. Sest mina küll eelmise aasta mängu niivõrd kuivõrd vaatasin muude tegemiste kõrvale, aga ma seda tõesti mäleta, kes kus meeskonnas oli, et seda vist on natuke palju palutud ka, et meelde jääks. Nii, palun. Ops. Vaatame äkki. Ma vahepeal lihtsalt kommenteerin, et kes eelmise aasta mängu näinud ei ole, siis YouTube'i kanalil on täitsa võimalik ka eelmise aasta mängu näha, nii et tabamine vii ennast kurssi. Ei, ma vaatasingi sealt, aga ma lihtsalt ei mäleta vaata, kes kus meeskonnas oli, et ma vaatasin lihtsalt mängu ja üldist melu, et nii, me oleme siis nüüd jälle sinisesse. No sinisesse läheb mees, kes peab sel korral rooli koju jätma ja putsad jalga panema, no see on Legendrix. Nii et sinises on meil juba 3 meest. Nii, Legendrix oli sinisesse, jah. Ma mõtlesin, ma panen meile siia ka paberile kirja B ja S-i, siis kui me tahame vahepeal mingit vahekokkuvõtet teha, siis meil on kohe olemas, andke hetk aega. Nii, Kukik sai meil ka punasesse. Tahad sa vahepeal rääkida vaatajatele, nüüd on siin juba päris palju inimesi, et kuidas me loosime ju naisterahvaid ka. Loosime, aga neid me loosime. Tuleb natuke hiljem, on ju. Tahtsin juba öelda, et Gainsow'd loosime. Naisterahvaid me loosime ja natuke teistmoodi, et me sel aastal, kuna meil on 4 tüdrukut, siis otsustasime, et me oleme neid, eks siis jah, võib-olla oleks küll pidanud olema kohe alguses aus öelda, et tüdrukuid siin krõpsupakis ei ole. Tüdrukud tulevad eraldi. Sest need piraadikrõpsud võiks haisevad ja me ei taha, et tüdrukud haiseks. Poisid võivad haiseda ja mis jutt see nüüd on? Ja siis... Ei, meie poisid ei haise, meil on siin kõik tublid poisid, kõik käivad enne mängupäeva, käivad pesus ära ja siis pärast mängu uuesti pessu. Et meil saaks võrdselt tiimidesse jaguneda poisid ja tüdrukud, siis me panime... Kus ta mul nüüd on? Et oleks ausam. Et oleks ikkagi ausam, et oleks kõigil ühe palju tütarlapsi. Ja see sai siis meil ka siniseks. Väga hea, nii väga hea. Nii olemas. Siis on sellega meil vähemalt endal ka mingi info olemas. Nii, aga siis nüüd punasesse peame jälle kellegi juurde loosima. Pane oma õnnelik käsi tööle. Oih, peaaegu oli seda iga, aga peab ära saama. Võtame hoopis teise sedeli, siis ongi. See oli mingi saatuse lükke, et see viimasel hetkel hüppas tagasi, kes siis nüüd punasesse tegelikult saab. Nii, vaatame punasesse. No, sinistel on juba päris tubli meeskond. Punaste kohta ma nii väga ei oska kommenteerida. Meil Siil ütles, et punastel on ka vist seal mängijad. Nii, no punastesse läheb sel korral, ma ei tea, kas ta eelmisel aastal oli või? Teda polnud üldse eelmine aasta. Ei olnud, no siis on uus mees platsil, no uus värske veri vemmeldab The Halls. Ehk siis nüüd uue nimega tegelikult sellel hetkel me veel ei teanud, et ta sai oma nime, sorry. Aga ta muutis kanali nime ära või? Ta on lihtsalt nüüd Halls TV. Halls TV. Suurt muudatust ei ole, saame aru, et vähemalt tegemist on sama inimesega. Davai. Nii, ja Halls läks meil siis, kus ta meil siin paberi peal on? Paberi peal siin, vaata. On küll jah, ja see läks siis meil sinistesse. Väga hea. Siis on paberimajandus ka korras, siin meile heidetakse ette, et me ei ole piisavalt läbinähtav seega. Siis on meil vähemalt... Kes see ette heidab? Kriitikud või? Nii, sulle pidin andma. No nii. Mul vaata, need sul ju siin kogunevad nüüd niimoodi. Pärast panen kõik korra. Ei, me saame selle mängulaua tagasi tuua, me võime veel nendega teha uut. Ka teha, jah. Nii, no seda meest mina tean. See mees on mullegi raha siin Twitchis visanud. See mees on hea poiss, ma ütlen. Ma ei tea, kui hea mängumees ta on. Ma tahaks loota, et ta jõuab joosta ka ikkagi. Ja ta oli ka eelmine aasta. Oli ka eelmine aasta. Kuidas ta läks, mäletad ka? No kui ma ära spoilin, siis ma võin öelda, et ta juba sai oma traumad kui trenni tehes, et kui ta õigeks päevaks kohale jõudis, siis... Oli juba midagi limpas. No ta juba siin õiskab. Okei. Jaa, see on Parmu Jumal, mis me siin pikalt venitame. Parmu Jumal läheb meil siis sinisesse. Parmu Jumal sinisesse. Parmu Jumal. Parmu oli ka eelmine aasta sinises meeskonnas. Oli või? Lahe. Tundub, et jumalad soosivad siin mingit tüüpe, et saate samas meeskonnas edasi panna.
nii. Nii, punastele ühte juurde vaja, muidu läheb juba ebavõrdseks, aga me ei lase sel juhtuda. Kes meil nüüd punasesse tuleb? Oi, no see ainus tüüp, keda ma mäletan, kes tegi seal, pani natuke hullu ja minu arust lõi isegi mõne värava, ma ei tea, palju neid väravaid tuli. Aga kas ta mitte ei valitud ka kõige paremaks mängijaks või? Ei olnud või? Ma võin seda, Okei. seda ma ei julge kommenteerida, See seda selleks. oskab See Siil selleks. öelda, aga oota, ma korra Ma vaatan mäletan, et ta toimetas. Et jah, eelmine aasta oli ta vastasmeeskonnast, on siis meil esimene, kes nüüd sel aastal on vahetanud värvi. Vot 2,2. Mina nagu mäletan, et ta seal mingid asju korda saatis seal väljakul ja minu arust sai isegi veel mingi eriauhinna, et Kama sai tõesti, oli eelmine aasta sinises tiimis ja sai eelmise aasta parim mängija tiitli. Vot. Nii et eelmise aasta parim mängija on meil punaste meeskonnas. Punased said endale kõva täienduse. Lisan, et ta oli parim meesmängija. Parim meesmängija, okei. Ja. Nii, okei, no siit tuleb suuri nimesid. Krõpsupakka hakkab hullu panema. Piraat viskab niimoodi peale praegu. Ja nüüd on jälle meil toimunud väike mikserdamine, ehk siis isik eelmine aasta oli punases tiimis, nüüd on sinises. Davai, ja selleks meheks on Kelloks auhindadega mees ja usun, et väljakul saadab ka suuri asju korda, nii et läheb meil sinistesse, jah? Jah, paneme selle kirja ka omale kohe siia. Kelloks. On siin veel jäänud mõni krõps või? No seal on kuhjaga. Nii, siit tuleb järgmine. Nii, paneme punastesse jälle ühe juurde. Punastes on ka juba päris kõva sats on koos. Vaatame, kes siit välja tuleb. Okei, see nimi on tuttav. Viimati lugesin selle mehe kohta Delfist, et tema olevat teinud mängu minu koduhuudi kohta. Ma olen ikkagi põline mustamäelane, nii et mustamäelastel on nüüd oma arvutimäng. Ma ei ole jõudnud veel mängida, aga vaatame, jõuame äkki selleni ka. Aga punasesse tiimi läheb selline mees nagu Marmor Maze. Nii et palju õnne Marmor Maze'ile. Marmor Maze ka meil esimest korda, on ju? Jah. No vot, mis tema korda saatma hakkab ja mis tema spetsialid on, seda siis saame 13. juunil näha. Võib-olla saame näha ka järgmine aasta Marmor Maze'i poolt striimerite jalgpallimängu. Jah, see oleks ka päris äge, et saad valida, milline striimer sa olla tahad, eks ole. Nii, nüüd sinistesse paneme ühe juurde. Minu arust peaks olema ka... Seda varem ei ole olnud, jah. Ei ole olnud, jah. Täitsa uus tüüp. Aga seda nime ma tean, olen näinud Twitchis. Kaltšiveer läheb meil siniste meeskonda. Meil nimekirjas ka on. Näe siin. On küll. See oleks päris huvitav, kui sealt oleks mõni nimi, mis nimekirjas polegi. See oleks huvitav. Ega me ei tea ju, ega see piraadikrõps võib siin piraadid võivad igast pulli teha. Muidugi. Aga tegelikult ei saa, sest me ju ta võttis ju selle info siit paberi pealt ju. Me ju enne öörusime ju. Aga võib-olla kui sa neid õõrusid vahepeal, siis need nimed läksidki muutusid ära, näiteks seal on nüüd Taba hoopis kellele. Saan ise teada, et pean mängima ka veel aine ja siis kuulge kutid, ma käin korra ära, juhin saadet ka või midagi. Ei noh, seda nii palju tuhki mul ei ole. Meil üks peakorraldaja oli siuke, et pidi minema korra 5 minutiks platsile mängima pärast terve aja ja autasustamine siis oli natuke. Ma võin mingi varumees olla, et kui nagu mitu tüüpi juba ära kukuvad, et siis ma võin tulla midagi joosta ja hüpata seal, aga okei, loodame, et nii ei lähe. Nii. Punastesse läheb peremees Kumps ka, tuntud nimi. Kuidas tal, ma tean, et ta vist oli ka eelmine aasta olemas meil. Oli ja tegelikult Kumps oli eelmine aasta punane, seega temal vedas, tema saab olla siis jälle meil punane. Kumps oli punane ja Kumps oli eelmise aasta parim väravavaht ka tiiti poolest. No väravavaht on vaja ka. Seal mehed võivad platsil joosta, aga kui väravavaht on halb, siis see võib kurvalt lõppeda. Segada seda asja. Eks see klõmmi kahe. Võta jah. No jah, see ei saa juua, kui see. Paneme siia alla. Väga hea. Nii, oota, paljud meil praegu loositud on? Meil on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 nime on meil praegu loositud. Väga hea, me oleme kohe varsti poole peal. Järgmine sinine. Jah, tüdrukud natuke peate veel ootama. Natukene veel, siis hakkame tüdrukuid ka loosima. No nii, nüüd tuleb. Mis sa arvad, mis tuleb? Järgmine nimi. Jaa, aga pakku mingi nimi. Kes tuleb? Teeme mängime ise ka mingit sellist lootad. Mina ütlen, et Marko 10G tuleb. Mina arvan, et äkki tuleb Tultik. Ma ei ole näinud.
ei tulnud, ei oska ennustada. Aga Rutška läheb meil siniste tiimi. Ja pole varem olnud. Tema ka täitsa uus nimi, noh, saame siis näha. Rutška hakka trenni tegema, kõndima, jooksma, palli taga ajama. Kulub marjaks ära. Nii, punane, järgmine punane. Ahah. Okei, minule täitsa uus nimi, aga see ei ole mingi näitaja. Deep Pepper. Saab samuti jälle olla punane, tegemist on eelmise aasta mängijaga, kes samuti oli eelmine aasta ka punane. Aga hea. Räägin, ma pean selle eelmise aasta mängu veel just üle vaatama, siis saab jälgima rohkem, mis seal toimub, mitte mingi samal ajal. Tead, vaata, kõige hullem on nüüd nendel, kes... Ruuni mainida. Ja, aga vaata nüüd kõige hullem on vaata see, et kui, eks ole, nüüd see Deep Pepper, eks ole, noh, ta on harjunud näiteks, et kelloks oli ka vaata punane. Hakkab nüüd valele mehele söötma. Söödab valele mehele, ja. See on midagi jama. Seda on vaja, no, kas meeskonnad hakkavad kokku ka mängima või mingeid harjutusi tegema või? Ei hakka, no mingil määral, nii palju kui nad jõuavad, kuna streamereid on üle Eesti, siis kõik ei jõua. On keeruline, jah. No nii, seda nime ma ka tean, olen näinud. Tema läheb meil siniste tiimi, see on Frekuga. Väga hea, Fregle sinistesse läks, jah? Väga hea. Nii. No nii. Siin käib hull dokumenteerimine praegu, et midagi nihu ei läheks, kõik on kirja pandud, kõige eest on hoolitsetud. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ehk siis meil on 3 nime veel või? 5, 6, jah? 3 veel, jah. 3 veel, siis jõuame naistesse. Või see naisteni. Siis jõuame naistesse. Normaalne. Ja TV-poiss teab. Ma eile just olin. Eile just tulid. Missi Raplamaa, kes võitis? Mingi saega tüdruk. Millega? Saega, mootorsaega. Mootorsaega. Talendivoorus tegi mootorsaega, tegi puupakust pingi. Ilusad tüdrukud on juba niisama ohtlikud, aga see tuleb veel mootorsaega ka. Ma mõtlesin, et ta võitis sellepärast mootorsaega, et noh, saaks lihtsalt poole. Ta tegi ühes žürii liikmes, tegi puupaku ülejäänud, ei tahtnud puupakuks saada ja sealt see võit tuli. Okay. Kas ka tema mootorsaega midagi teha oskab, seda me näeme platsil? Ei, me ei kutsu üles inimesi tulema mootorsaega jalgpalli mängima, see võib väga halvasti lõppeda, aga läheb meil punastesse Hot Fanta. Hot Fanta ka, vist kas eelmine aasta oli või? Oleks jälle hea teada. Minu jaoks täitsa uus nimi. Ja, ma nägin, ei olnud, aga kus ta meil siin on? Vaatame, aitan sul otsida. See oleks võinud olla kuidagi tähestikulises järjekorras. Oleks võinud, jah. Siin vaata saab jälle paremini teha, näe siin. Õpime. Ja mis ta nüüd läks sinisesse? Punasesse ei läinud või? Punases. Ma vaatasin, et punases. Ma vaatasin, et kus üks nimi rohkem oli, aga tuli välja, et meil toimetaja ei jõudnud ka leida nii kiirelt. Võtan vahepeal selle chati siia enda poole, siis ma näen, mis nad siin kirjutavad ka, muidu me siin oleme nii loosimises sees. See juba läks vahepeal üldse kustu, ma mõtlesin, et läks katki. Kumps ütleb, et mul rauast munad, et ei ole vaja osta. Ahah, normaalne. Ta sai eelmine kord palliga, niimoodi tead, tal üldse seal midagi veel on. Oi, ma tean, olen ka korra elus saanud, pole üldse hea tunne. Väga hea. Hot Fanta ütleb, et sinine tiim saate nii sisse, et ise ka ei usu. Normaalne. No elame, näeme Hot Fanta, jätame selle meelde. Paneme kirja, dokumenteerime ära ja siis peale mängu tuleme küsime su käest kommentaari ja siis tahame näha, mis sulle öelda. Siinkohal on nii, et eelmise aasta punased olid suht sama mentaliteediga mehed ja võitsid ka. Võitsid ka. No tegelikult ei, mentaliteet on oluline, jah. Ega kui sa ise ei usu endasse, siis ei hakka midagi juhtuma ka. Sinistesse. Nii et selles mõttes väga õige. Sinistesse läheb meil siis veel praegu esimeses osas lisaks Re-stuudio. Re-stuudio tuli krõpsupakisest välja. Ja... Tema nüüd on meil sinine, eks ole. Väga hea. Nii, nüüd on 16, ehk siis üks on veel. Üks on veel. Kas ma võin ise ka võtta vahel? No võta üks ise ka. Siis on äkki natuke veel ausam. Nii. Ops. Ma vahekommentaarina ütlen, kuna Taba on meil siin ikkagi uus mees ja teeb esimest korda sellist suurt asja, eks ole, siis tal eetrinärv on sees. Ta ei ole Re-stuudio, vaid ta on Re-33 stuudio. Ahah, okei. Sorry mees.
läks lappesse veits. Nii, Eesti mees ehk Estonia man. Ja ka esimest korda siis. Mäletan, kui ma Ruuni kunagi esimest korda mängisin ja oma klanni tegin, siis ma tegin ka vist klanni nimeks panin panin Estonian Dragon Man. Aga ma olin siis mingi 10-aastane. Ja, et sa lõpuks veel 10 ei olnud. Jah. Vahepeal võin öelda ka seda, et Reestuudio on nii kõva mees, et ta elab ise välismaal, kui ma ei eksi Hispaanias. Tegelikult, siis ta tuleb jalgpallimatsi jaoks Eestisse tagasi. Aga kas mitte ka Estonian Man ei tule spetsiaalselt? Ongi Estonian Man. Temas rääks. Tema elab välismaal ja tuleb selleks mänguks Eestisse, et näidata oma välismaa fännidele. Saab seal Hispaanias kuuma käes vaata trenni teha, siis on nagu tuhki rohkem. Nii, aga kes meil siin siis nüüd on? Kas tegelikult vist kõik näevad? Me vist või loeme korra ette ka, kes meil siis praegu nüüd esimeses pooles on? Aga tegelikult on ekraani peal näha ju. On küll, nad oskavad ise ka lugeda. Ja need, kes juba on läinud magama ja pannud magama jäämised taustaks meid kuulama, siis ise olete süüdi, et nii vara magama lähete. Nii, aga... Nii, pooled nimed on loositud. Praegu võime siis korra selle kartulikrõpsu paki kõrvale panna. Paneme kõrvale, jah. Paneme ta kuskile, paneme niimoodi, et vaatajate valvsa pilgu all, et pärast keegi ütleb, et muidu on... Et käis ära ja... Ei, me sellist asjadega siin ei tegele. Ikkagi aus mäng, kõik tahavad teha head asju. Nii, oota, meil on nüüd tütarlapsed, jah? Nagu sa ütlesid, meil on neid 4 tükki. Jutt on, et kuidas see ütlus on, et kui kana on laual, siis peab mune saama. Ja... Ma mõtlesin pikalt, et kuidas me need tüdrukud välja loosime ja meil on roosad Barbi üllatusmunad ja ma mõtlesin, et teemegi siis nagu selle järgi, et siit võtad sealt ühe muna ja siis lähebki vastavalt siis ühte ja teise ja ma võtaks nii, et teeme nagu selle järgi, et mis seest vaata välja tuleb, vaatame, midagi see ju meenutab, me võime need munad kuidagi siia Nad ei püsi vist püsti. Võime need siia välja pool. Siin on mingid ilusad pildid on ka peal. No seal ongi iga see streameri pilt. Üks oli muidugi natukene valest rassist, aga... Ongi, streamerite pildid on siin, ma ei pannud tähele. Ühesõnaga, meil siin ilusad sellised roosad üllatusmunad. Ikkagi munade püha nädalavahetus. No just. Ja vaatame, mis me sealt seest leiame ja keda see meenutab, siis sinna tiimi paneme. Võid julgelt ise valida ühe muna. Nii, chat öelge milline. Siit on... Ja me võime teha ka nii, et chat ütleb, jah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Spämmiga mingid numbrit. Barbi üllatusmunad, jah. Nii vaatame, mida rohkem tuleb. 3 on praegu. No Rutska pani siin spämmis veits. No paneme 3 siis. Tundub, et on 3. Ärme üle mõtle. 1, 2, 3 oli see. Jah. Oi. Nii. Pakkida siis lahti ja vaata, mis sealt. Siit vaatab mulle vastu tume šokolaad. Ma loodan, et pole ära sulanud, sest et need on üli odavad ja kehvad. Pean selle ära lõhkuma. Lõhu ära, jah. Sul on siin ka nimed sees või? Ma mõtlesin, kuidas sa seda nagu teinud oled. Enda mingi must kunstnik. Mingi kuradi väga hull värk. Nii. Mis tiimi läheb meil esimene nimi? Sinine, väga hea. Igaks juhuks küsin üle, et me ära ei mähi siin midagi. Teeme ikkagi täna professionaalset asja. Nii. Pead aitama mind selle nimega. See on L. See on L või? Okei. Oota, vaatame korra. Juba näitasid või? Ei näitanud. Korra vaata. Kiiremad nägid. Kiiremad nägid, jah. Võib-olla vilksas midagi. Tahtsin korra vaadata. Ahah, meil jääb veel põnevus. Okei, jah, võid panna, jah. Ja. Nii, ja esimene õnnelik tütarlaps Tulčik. Eks ma lihtsalt tahtsin ruttu vaadata, et kas Totter on juba kuskil Steamis või ei, et vaadata, meil sel aastal on ka 2 paari. Ehk siis, et meil eelmine aasta sattus kogemata täpselt nii, et kõik, kes said omavahel paari, said tegelikult vastas tiimides. Okei. Ehk siis see oli eelmine aasta. See on kodus pärast kõvema arvutamine. Ja, väga hea. Nii, Tulčik läks meil sinisesse meeskonda. Nii, tahad ise ühe muna vahelduseks võtta? Aga ma võime, et chati lahendusi tegelikult ju päris vahva. Las nad ütlevad veel, aga hakkame jälle siit siis 1, 2, 3. Nii, spämmige nüüd, spämm. Davai, chat näitab, mida me suudame. Mingi pange 1. Gainsood on 1, 2. Tegelikult siin erinevad nimed on vist rohkem 2 poole kaldu.
aga võtta, siis 2 on õnneks keskelt, vahet ei ole, kui ma jätan selle enda peale. Minu arust tundus, et erinevad nimed pakkusid rohkem 2. Nii. Ops. Oi. Punasesse ka ühte tütarlast vähemalt vaja. Nii, võtame siit välja. Ma praegu peidan ära. Stream sniperid muidu zoomivad juba. Ahah. Nii, punane saab endale nüüd ühe tütarlapse juurde ja selleks on Anarhia. Sina oled punases meeskonnas. Ma ei suudagi nüüd rutu... Täpselt sama nagu eelmine aasta. Parmu oli sinistes ja Anna oli punases. Sama jah? See on isegi hea võib-olla ju. Kas Anarhia ja Parmu on paar või? Jah. Väga hea. Ehk siis saavad jälle kakelda. Nii, meil on nüüd 2 muna jäänud. Nii, chat. Stotter juba paneb. Riged, ei ole Riged Stotter. Pärast kõik on confirmed, kõik on ametlik. Kõik on sponsorid. Kõik on magic. Nii. Davai, viimased 2 muna, 1-2, spämmige nüüd. Nüüd on veel lihtsam spämmida, vähem numbreid, rohkem spämmi. Mis meil siit tuleb? Ohoh, kus nüüd chat hakkas liikuma või? No nüüd hakkas liikuma, ikka niimoodi perutama. No, tundub, et number 2, ma niimoodi täitsa niimoodi puusalt vaatan. See mingi tohutu tuule hiil tuli lihtsalt. Kuule, homme lubas mingit ilget tuult, no. Et vist juba algab pihta. Nii, number 2. No, mis chat arvab, mis nimi siit välja hüppab? Meil ikkagi siuke bingo õhtu siin väikene. Ikka pühapäevane bingo. Jalka bingo. Sa pead pärast rääkima mulle, kuidas sa need siia sisse said? Nad ise said. Mis tehnoloogiaga? Saan järgmine aasta tütrele mingit ägedamat munajahti teha, vaata. Panna ka muna sisse mingeid asju, aga ma ei oska ja ma ei tea neid asju. Vahel tuleb kasuks olla muuskumisniku auto just, jah? No nii. Kes pakkus õigesti ja iFlash pakkus õigesti. Ja väga hästi pakutud. Sipso läheb meil siniste tiimi. Sipso. Ja eelmine aasta oli ta punaste juures, seega nüüd ta saab proovida, mis tunne olla sinine. Väga hea. Väikest vaheldust ka siin osadele. Ja no nüüd meil on muidugi, tegelikult põhimõtteliselt chat juba teab, aga veendumaks, et asi on aus. Ei no sind tuleb kontrollida. Seal võib-olla on üldse see sõrmus või mis seal Barbi omades tegelikult olema peaksid. Kus sa mänguasjad panid? Tead, kui toredad mänguasjad need olid? On või? Ma ei tea, kui ma ei ole sellised munepoes näinud. Ma ostan küll vahepeal tütrele neid üllatusmune, aga selliseid ma ei ole näinud. Nojah, siin ei pea vist väga palju ajugümnastikat tegema. iFlash siis läheb meil punaste meeskonda. Ja märkamatult ongi meil tüdrukud ka ära jagatud. Nii. Nüüd juba hakkab vaata jalka meeskonna moodi välja see asi nägema. Siin juba on nimesid ja osadel on juba häid väravavahte. Ja... Siil tahad see šokolaadi? Taba läbi katsutud. Pesin käed ära enne. Nii, selle sodi võime siis ära koristada. Ma korra võtangi siit väikse lapi. Ja vahepeal tasub. Selle... Kui mune näppida, siis pärast tasub niiska lapiga üle käia. Pesotama jah, need munade näppimine, et see ikkagi pärast vaja süüa nende samade kättega. Ma ütlen ausalt, jah, see on natukene väga kergesti sulav šokolaad. Pige maasikas sai juba väikse time-out'i, tavaina. Mis tal siis juhtus? Ei tea, mis tal hakkas, halb hakkas korraks. Nii, paneme siis, ma panen seekord enda joogi, siis sa saad samal ajal juua vähem. Tavai, mul ongi väikest lonksu vaja. Nii, kas siit tuleb või ei tule? Ja neid krõpse liiga palju. Väikse piraadi. Ma pean korra piiluma, kus need asuvad. Vaadake vahepeal seda kaunikest siin. Pole paha ju. Ma ei tea, hästi seda näha on, aga... Ei no natuke vist paistab. See on karikas. See on siis see kallike. Rändkarikas, mille peale mäng käib. Kahjuks on meil see, et kuna meil ei ole nagu jalkatiimid, siis kahjuks
me isegi juba arutasime, et võib-olla sel aastal me võtame niimoodi võrdsuse mõttes, et kui näiteks Siil on siin, muidu see oli praegu Siili striimi taustal terve aasta. Sest meil ei ole ka nagu seda, et me ei saa, kui Punastel oleks mingi klubi või koht, kus nad kohtuvad, siis on tore, kui sul on riiuli peal, on ju. Aga meil ei ole nagu sellist olukorda, siis see oli nagu kogu aeg, et Punased said siis käia Siili striimis seda siis ilastamas, on ju. Aga nüüd, kui juhtub näiteks... Siili kasud sees, vaata. Aga vaata, kui Siil... Keegi käi Siili vaatamas, kõik käivad seda karikat vaatamas. Aga nüüd me mõtlesimegi, et kui Siiliga peaks juhtuma nüüd see asi, et karikas läheb vastastiimi, siis kuna meil on 12 kuud, siis me saame täpselt 3 korraldaja vahel ära jagada, et 4 kuud on siis nagu vastavalt kellegi striimi taustal ja Siilile jääb viimaseks plokiks, siis on juba nagu see aeg nii-öelda piisavalt möödas. Et Ants Lambi, sul on lootust seda karikat saada. Aga siit tuleb järgmine siis poisi nimi. Keegi küsib, kus Mepp on. Kas sa tahad vahepeal rääkida natukene sellest ka, kuidas meil need mängijad siia paberi peale said üldse? Tundub, et paljud ei tea. Kõik striimerid said ise registreerida ja need, kes registreerisid, need siin olemas on meil sel aastal ja kes ei registreerinud, need ei saanud. No okei, Ants Lambi ka registreeris, aga kuna ta on meil kohtunik, siis me ei võtnud tema registreerimist arvesse, sest et ehk siis need, kes tahtsid siin olla, need panid ennast kirja ja said mängu. Nii, aga siis nüüd sinisesse meeskonda vahelduseks jälle uus nimi. Mis see oli? Ma ise ka Smokey Turbo 7 ja ma korra vaatasin, kas ma nägin õigesti või mitte. Tead siin juba vanem mees prillidega teadi üle kontrollima. Smokey Turbo 7. Nii, Siil lõhkus ära midagi või? Kas sa vajad abi? Siil pani OBS-i uuendama. Vahepeal võib hanguda, vabandame, juba hangub veits. Vabandame, kui midagi säriseb. Siili pärast. No nii. Vahepeal vaatama, kas neid ikka on seal ka. Ma igaks juhuks võtsin ühe läbipaistva kausi ka sellepärast siia meile jalgade vahele valmis, et kui peab hakka neid välja kallama ja otsima. Vot see on ka uus nimi, aga kuna ma vaatasin just täna teie eelmist striimi, kus te mängijaid siis mängu paigutasite või kuidas seda nimetada. Kuulutasime välja. Siis ma kuulsin, et see mees on ka ikkagi veteraan. Kult Rockis tuleb Punaste meeskonda ja näitab, milleks ta võimeline on. Muidugi Kuldiga meil on natukene nagu praegu siuke väike segadus, et ta peale eelmist striimi igaks juhuks tuli hakkas küsima, et mis kuupäeval üldse see toimub. Meil natukene on meil siin murekohti, et võib-olla me peame ta töölt ära röövima. Mees töötab turvamehena, seega siis seda on nagu eriti hea teha. Okay. Läheks rööviks ta nagu. Samas ta töötab öövahetuses. Sest et keegi ei tea ju. Ülemus ei näe ju. Peale mängu läheb taastuma sinna tööle. Üks asi on see, et ta saab õhtuks, peale aftekat muidugi alles. Aga vaata, teine asi on see, et kui sa öösel, ta on öövalvur, seal ei ole ju majas mitte kedagi teist. Järelikult, kes see näeb, et teda seal ei ole? Muidugi. Ta laseb kellelgi selle mingi kaardi korra läbi tõmmata, vaata, et ma olen kohal. Ma ei tea, kuidas turvameestel need asjad käivad. Nii, aga võtame järgmise krõpsu. Nii kaua kui nii Kultrukki sama kalendrit sätib. Kes meil veel muidu loosimata on? Loeme vahepeal mingid... Siil on meil panemata kuhugi. Kes meil siin meil jäänud on? Siil. Toots, Siil, I am new to you. Haade nägemine ka või? Jah, Haade nägemine, Dr. Järv, Of My Remis, Store Life, siis on KV. Marmormeisi me panime kuhugi ära. Panime, jah. Okei, lasta praegu jääb. Kuhugi ära, tõmbame lihtsalt maha. Nii, siis on jäänud väga põnev Kodir. Siis on Markot ei ole olnud. Retrot ei ole olnud. Siila ja Stotter. Ja Stotter on tegelikult meil siis see kõige põnevam nimi, sest et tema siis nagu kaaslase me oleme juba välja loosinud, jah, väga hea. No siin on kõvasid mängijaid, ma näen, on veel loosimata. Ja lükkamegi, oi, no siit tuli, ma ütlen. Aga ma ütlen, et see on isegi päris äge, et vaadates nagu kahte sellist giganti nii-öelda on ju, et selles mõttes tuli päris nagu hästi. Et jagunevad mõnusalt, jah. Okei, kui sa nii ütled, aga no see mees nüüd, ütlen ka, trenni on vaja kindlasti teha, kellel ei oleks vaja, minul ka Võhman
on vahepeal maha jooksnud siin talvega, aga ma usun, et Kodir võib üllatada sealt torust võib pauku tulla, nii et Kodir läheb meil siis sinistesse, on ju? Läheb küll, jah. Või punastesse? Ei, ta läheb sinistesse. Ja ma kirjutasin valesti. Ikka juhtub. Nii, siit pidi neid võtma. Mul läheb juba vahepeal sassi, kus neid võtma peab. Nii, siit tuleb veel. Varsti on see aeg, kus me peame hakkama seal neid viimaseid kuidagi krõpsupakist otsima. Nii. Okei, no see mees vist oli ka eelmine aasta või? Oli jah, väga hea. Kus tiimis ta meil oli? Eelmine aasta oli ta meil sinistes. Ega mees teeb ka vahetuse. No pead särki vahetama. Särgi vahetuse teeb Siilaks. Siilaks läheb meil sel korral punastesse. Kuidas Siilaksil läks eelmine mäng? Keegi mäletab? Nii kaua, kui ma nüüd Siil räägib, siin vahepeal chat soovitab. Siil, pane ka mingit. Ma söön siis neid vahepeal vähemaks, et soovitati, et siis on lihtsam. Ma arvan, et me ei hakka pikalt Siilast siit rääkima ja tal on neid traumasid tagasi tooma, mis tal eelmisel mängul juhtus. Lähme Siilast lihtsalt edasi. Okay. Las see mees olla. Las ta see aasta näitab, milleks ta tegelikult võime. Ta hakkab nullist, tal see. Käis reset vahepeal ära, nüüd alustab puhtalt lehelt. No selge. Tegelikult võib öelda kardinate vahelt, et mees on öelnud, et peale eelmist aastat tal selleks aastaks enam ootusi ei ole. Eelmine aasta tuli kõrgete ootustega, see aasta tuleb ootust ette. Vähemalt, kui tuleb madalate ootustega, siis ei saa väga pettuda vaata. Ja siis kui läheb hästi, siis läheb hästi. Nii, ma kaotsin nüüd uuesti ära. Vabandust, paltsnäkk, aga me keerame selle paki nüüd vahepeal tagurpidi. Taategi lugeda, mis see krõpsupakk endast sisaldab. Nii, võta nüüd. Nii, väga hea. Järgmine krõps, järgmise paberrulliga. Glue Scroll, vaatab, mis siin Glue Scrolli peal kirjas on. No nii, see on ka tuttav nimi. Vana tegija juba Twitchi maastikul. Kui hästi ta jalkat mängib, seda saame siis 13. juunil näha. HD nägemine! Läheb meil sinistesse. See sai kirja. Nii. Vaatan ise vahepeal, et kus meeskonnas minu sõpru rohkem on lihtsalt nii muu seas juttu jätkuks. Ma vahepeal panin tasku. No tundub, et sinistes. Mina justkui peaks nagu sinistele rohkem pöialt hoidma. Aga no elame, näeme. Kas saatejuht ei peaks olema neutraalne? Ei. Selge. See on otsustatud. Ikka oma sõpradele hoiad pöialt. Meil kohtunikuga on sama teema. Selle neutraalsusega ei sõua siin elus kuhugi, ma ütlen sulle kohe ära, et ikka oma sõprade poolt tuleb olla. No nii. Oho. See on nüüd tähtis nimi, nagu ma aru sain, sest tütarlaps on tal juba ära loositud. Kus tal tütarlaps läks? Seega kõik said juba teada või aru muidugi, aga läkski vastastiimi. Läkski vastastiimi, jah. No väga hea. Siis on sellega korras. Stotter läheb meil punaste meeskonda. Kas Stotterist saab ka punaste kapten või kellestki teisest, seda me veel ei tea, aga Stotter on punastes täitsa olemas. Ma pean ütlema, et nii sellel kui eelmisel aastal meil on see loosi õnnega kuidagi niimoodi vedanud, et need inimesed jagunevad täpselt. Sa ise siin õõrusid seda klõpsupakki, siis tegid mingi triki või midagi, ma ei tea, mis sa siin tegid, aga see töötab, jätka palun. Kumma õõrumine, munade või klõpsupakki? Mõlema. Selge, sa võtta see, ma nii kaua õõrun siis mune. Hõõru mune, jah. Nii. Mis mõttes tuleb? Ops. Mis sa selle mehe koos... Mitte midagi. Mitte midagi või? No siis näeme väljakul raisk. Store Life läheb meil siniste meeskonda HD nägemise järel. Store Life, sel korral sinu värv sinine, pead punastele kuuma andma. Punastele valu ja kuuma. Sees tuli küll lihtsalt sota-võtta siia. Nii. Ops. Palju meil veel nimesid on jäänud? Mõned nimed ikka on. Mõned siin veel on, jah. Okei, las ta jääb. Sealt krõpsupakist me võime kõik krõpsud üle lugeda, mitu krõpsupakis on. Nii, aga ühe ma siit leian. Valge siis otsaga. Peal peaks siin natuke sööma nii kaua, kui sa... Vaatan tegelikult siin laua all. Ahah. Siin on mingi, ma ei saa aru, kuidas sa seda kirjutad oled. Mis sa leida tahad? Nii. Ja, nii ma saan aru. Said, jah? Või tahab, ma ütlen ise? Ei, sain. See on nagu
mina olen uus uu. Ja. I'm new to you läheb meil siis punaste meeskonda. Pane ennast valmis. Hakka trenni tegema, ega see võhm ja vorm niisama ei tule, on. Teame küll seda tänapäeva elu sinna, voldime ja õhtul jalutama see käi, siis ei juhtu midagi. Tuleb hakata liigutama ennast, et väljakul tead niimoodi ikka jõuda joosta. Kuidas meil üldse mäng on... Väga maitse. Ai, krõpsud on head, jah, seda ma usun, aga mäng on nagu tavaaajaraamides või on kuidagi 35. Ühendatud? 35, jah, okei. Seda on ka hea teada. Me natukene oleme nende peale halastanud. No mõistlik, jah. Kuigi, kui meil on 38 mängijat, siis vahetusi jagub ka nii palju, et nagu võiks rohkem olla, aga noh, vaatame. Kui see aasta ennast ära tõestavad, siis järgmine aasta võib juba mõelda... 35 on ka okei. Ei ole hullu midagi. Reeglite muudatuste peale, aga kuna mõte ei ole kedagi siin ära tappa, vaid pigem lihtsalt... Fannida. Ja, nii... Ohoh, vaatame kellega... See on nüüd see nimi, keda ma enne tegin räpaselt veits. Räpaselt. Ma isegi ei teagi, kas ta nüüd sai heasse tiimi või halba tiimi või kumba tiimi ta oleks võinud saada. Aga oli eelmine aasta olemas või? Ei olnud. Ei olnud, okei. Eelmine aasta teda polnudki olemas. No siis on hea, meil on sel aastal suht palju uusi nimesid ka, vaata, kes tulevad nagu täitsa esimest korda ja siis on nagu vanad olijad. Ma arvan, see loob mingit kontrasti juurde seal platsile, et osad juba teavad, mida oodata, teised ei tea üldse, mis saama hakkab või noh, teavad, aga nad ei ole seda omal nahal läbi teinud, on ju. Nii, ma ei tea, kas ma nüüd ütlen õigesti, aga vahet ei ole, kõik saavad aru, kellest ma räägin. IMKV-TV ehk siis IMKV. Ehk siis meie mitteametlik tõusev täht. Nii, väga hea. Vahepeal siin... Oi, issand või. KV Kelder. Vahepeal vaatasin, et palju neid siit peab veel leidma. No ma näen 1, 2, 3 veel näen seal pakis. Ma vahepeal üritasin neid välja süüa, jah, siit. Sipso kirjutab, et tahaks punasesse, aga ta on sinises. Kas saab vahetada ka kohti või seda ei saa teha? Ma lihtsalt küsin, ma ei tea, ma olen ka esimest aastat, keegi tahab vahetada. Ma arvan, et me võime teha siukse reegli umbes, see läheb veel hääletuse alla, aga et näiteks, et kui üks tiim esitab soovi, et nad tahavad teha vahetuse, siis nad vahetavad nagu 2 versus 1. Tiim, kes tahab vahetada, saab ühe mehe, aga endalt peavad 2 ära andma. Okei. See oleks siuke nagu see põnevam. muidugi võiks jällegi mängu huvitavamaks muuta, jah? Aga okei, no sellised on reeglid nii. Saame mõelda. Erki Nool, taba Erki Nool. Ei, Erki Noolt siit ei tule. Muideks käisin neljapäeval Rooside sõjas. Sealt see Erki Noole nali pärineb. Päris pull oli. Nii, noh, see on ka siuke, ma ei taha nüüd öelda, et vana härra, aga ikkagi siuke nagu juba, tead, siin ikkagi juba... Kui meie vanused kokku liita, siis... Kuldses eas. Aga kuidas talle eelmine aasta läks, ma tean, ta vist oli ka olemas. On olemas, jah? On, jah? Ja oli sinine. Äkki väike Siililt või kelleltki väike kommentaar või? Mees vaatas praegu siukse näoga, et kas see on tema. Ma lihtsalt ütlen, et ma ei tea, kellest te isegi räägite. Jaa, sa ei näe ju. Aga äkki annad ikka ühe kommentaari? No näed, juba kuulajad ja vaatajad juba teavad, kellest jutt käib, keegi kirjutas, et... Aga näha on, et ta ei keskendu. Toots oli mega, no Toots siis saab punastele hoovu juurde lükata, korralikult näidata, kuidas see asi käib. No siin Toots just mängis. Kõksida ja panna peaga ja jalaga ja üle pea ja kääre ja kõik ära. Kus ta on? Oota, need on need, kus on ring. Mul läheb vahepeal sassi, et ma pean otsima neid. Toots on vaata siin kohe alguses. Kõige üleval, jah. Ja ta läks nüüd punasesse, jah. Aga eelmine aasta oli ta sinises. No võt, nii et Toots vahetab ka pooli. Nii on. No loos on selline, ei ole midagi teha ja see Bingo Lotto siin võtab ja annab. Ops. Nii, kas meil on tõesti... Kodir tuli välja. Meil on jäänud, ma võin kohe... Ei, ma mõtlesin, kas Kodir on juba tulnud, aga mul tuli endal meelde, et on tulnud. No nii, siit tuleb nüüd. No siit saame kohe live intervjuu teha eelmise aasta mängijaga. Kommenteerib ise, kuidas tal läks, millised olid eredamad hetked. Siniste meeskonda astub Siil 1-2-2.
No Siil, väike kommentaar siin siis... Jalka TV-le, et kuidas läks ja... Korra enne, kui ta võtab sõna, siis saab kohe siis ära öelda, et tundub, et siis sel aastal karikas Siili selja taha kõigepealt ei lähe. Mul ei ole midagi öelda, väga tore, mul ei ole vahet, kus tiimis ma mängin, tähtis, et saab teha seda, mida me teeme ja tore on mängida teist värvi tiimis. Vaata, kui poliitiline. Mõne väravaga lõi eelmine aasta. Vaata, kui poliitiline Esimese värava 3. minutil. No näed, juba highlightsi vend on meil siin stuudios olemas juba. Juba highlightsid olemas. No pole paha, siis sa ikka tegid tubli tööd. Üks värav on juba hea. Marko sai meil ju ka tegelikult juba paika ja Marko sai ju meil, ei saanud, sai küll ju. Kuule, ei, Markot ei ole tulnud. Sa lihtsalt rääkisid temast nii pikalt, et mul juba tundus, et sa... No ikkagi mina ka, old school RuneScape'i mängija, vaata, mul ikkagi Marko striimi olen vaheval vaadanud. Marko ikka teab. Marko on muidugi veits rohkem advanced, ma olen siuke pühapäeva mängija, aga... No siis meil on siin ikka mõned nimed jäänud. Siis veel tuleb nimesid, võtan ka vahelduseks, jah. Vahelduseks lisan selle, et vahepeal olen nüüd sinistes, aga Kelloks on sinises meeskonnas koos minuga ja eelmine aasta me olime punases tiimis koos ja Kelloksiga koostööl me selle esimese värava lõime. Et ma arvan, et see aasta kordame uuesti. Davai. Juba omad joped seal tiimi sees. Oi, no see on ka kõva poiss. No sellel poisil peaks võhma olema. Sellel poisil peaks ka ajusid olema ja tugev lisa sellesse meeskonda. Jääb väljakul ellu. Jah, et tugev lisa sellesse meeskonda kindlasti. Ma ei tea nüüd raske kommenteerida, kas punastel on seda abi vaja või mitte, aga punased saavad endale tugeva mängija härra Retro. Ja Retro oli ka eelmine aasta punane. No võt. Nii et punastele veel üks tugev mängija juurde. Läks ju punastesse, on ju? Punastesse, jah. On ju, ei ole või? Ise ka muidugi võid mind ka kontrollida vahepeal, kas ma väike mähin juba. Väike mähis, tead, pikk päev olnud. Nii, oota, kas meil ongi tõesti meil peaks veel olema 4, jah. 4 veel, okei. Seal natukene mahub. Pakist, siin alla on kukkunud, ma võtan siit alt kohe. Ma söön vahepeal. Kuigi alla kaovad need ära juba. Nii, sinistele, vaatame, kes Siili järgi tuleb. See on küll tugevalt siin krõpsu sees kinni. Tugev purikas. Ohoh. No, jalkaoskustest ma väga palju ei tea, aga striimi oskab see mees teha küll, erinevaid mänge ka ägedalt mängida. Ja sinistele tuleb juurde Oh My Remy. Tema oli eelmine aasta punane. Nii et vahetab ka poolt. Nii. Minu sõprade meeskonda. Väga hea, ma annan sulle selle. Väga hea. Siis ma isegi näen, et siin vähemalt üks nimi on veel. Ops, ma toitsin kahekesi koos nurgas, sa hingad, leidsin üles. Siis oleks pidanud, kui ei leia, oleks pidanud lihtsalt rohkem krõpse sööma veel. Siilile ka andma lõua teie. No jah, et nad siia pakki nagu tervet pakki, vaata, nagu et krõpsupakis on sul alati, vaata pool pakki on, eks. Okei, no nüüd tuli. Nüüd ta tuli. Nüüd see mees tuli. Lühikese jutu mees, aga pikk poiss, nagu ma olen aru saanud, vaja lööb palli väravasse küll, ma usun. Ja punastele sinna Retro järele paneme kohe Marko 10G. Ja eelmine aasta oli siis Marko 10G oli ka punastes, toona küll alles 3G-na, aga mees on teinud arengu ja ma arvan, et punased ei pea muretsema, et nad on ilma jäänud Siilist ja Kelloksist, sest neil on väga võimsalt arenenud Marko. Jah. Ja punastele on siin lõpupoole on üldse tugevaid nimesid juurde, Stotter ja Toots ja tead siin need mehed, kui vaja, teevad pulli küll. Nii, hakkabki see asi meil siin vaikselt selle loosiga ühele poole saama. Paberid on rasvased. On, jah, mõnusalt õlised. Esimest korda on tema. Nii, esimest korda selles mängus väljakul ja siniste tiimis on kasutaja tagaotsitav. Nii et sinistele veel üks täiendus. Ja siis meil jääb nüüd viimane ülla. Kusjuures mina ei tea, kes olla võib, sest ma ei ole niimoodi näpuga järgi ajanud. Mina juba tean. Aga kes veel peale minu ei tea, siis see saab kohe selgeks. Doktor Järv
läheb meil punaste meeskonda. Nii et nüüd on meeskonnad välja loositud. Kõik teavad, kellega nad peavad hakkama kokku mängima, koos trenni tegema, koos plaani pidama. Kuidas muidu meeskonnad endale kapteni valivad? Kas nad teevad seda ise, otsustavad või see ka kuidagi määratakse? Ma arvan, et sel aastal nad valivad ise ja meil on veel lahtine, kas meil tuleb nii-öelda striimeritest siis jah esindaja ja tulevad veel lisakaptenid või jääbki siis see esindaja, see natukene on veel lahtine, et meil siin natukene on mõningates formaadi muudatustes arutelude üleval, aga vaatame, et proovime lihtsalt natukene nagu teha lihtsalt seda striimi ennast nagu huvitavamaks ja põnevamaks. Vahepeal on vaatajaid ka juurde tulnud ja vahepeal on inimesi ära läinud juurde tulnud. Minge otsige Facebookis seesama event ülesse, striimerite heategevuse jalkamatš. Minge pange attend, pileteid saab juba osta. Kust pileteid osta saab? Sealt samast Facebooki evendi alt ma eeldan saab infot. Üles, aga... Sest sel aastal tuleb ju koos publikuga see kõik. Just, see aasta on publika. Eelmisel aastal saite seal sipsida niimoodi, et keegi väga ei karjunud ja ei vilistanud ja seal mingi rahvas oli, ma nägin. Ja need, kes nii-öelda said siis eelmise aasta striimerite loosiga ja ka siin striimerid on küsinud, kas nad see aasta saavad ka loosida, siis jah, mõningad piletid me anname striimeritele ka loosida, et eelmine aasta oli ainult need siis, et me nagu nii-öelda loosisime pääsmeid, et meil siis umbes 100 inimest tribüünil oli, kes siis nii-öelda lihtsalt striimerite kaudu tulid. Nii et kõik, kes vaatavad praegu ja tahavad tulla ka mängu jälgima, siis see võimalus on täitsa olemas. Vaatame, mis chat ka vahepeal kirjutanud on. Lisaks on ka võimalus pärast koos oma lemmik striimeriga Aftekal pidu panna. Kuigi striimeritel on seal täiesti omaenda eraldi ka ala, seega võib-olla ei saagi siis, aga see oli midagi praegu halb reklaam, aga ühesõnaga saate koos oma striimeriga pidu panna. Kui ta oma näo sealt striimerite alalt välja näitab. Davai. Tabaga saab ka pidu panna. Jaa. Ma loodan. Ma proovin tulla ikka, jah. Et midagi ei luba, ma ei hakka jälle lubama, sest vaata alati, kui sa lubad suure midagi, siis läheb kõik alati nii, nagu sa tegelikult ei taha. Aga ei, peaks läbi tulema küll korra. Nii et meeskonnad on tegelikult, ma arvan, said üsna ilusad ja ma vaatan chatis ka kirjutatakse, et väga ilus nimekiri ja minu arust ka nagu nii palju, kui mina mängijatest midagi tean, siis tundub, et on siin jagunenud tegelikult nimed päris ilusti. Ja kusjuures tegelikult meie jaoks on olnud kogu aeg selline nagu meem või nali just KV ja Kult Rukis ja selles mõttes on ka vahva, et nad sattusid ka vastastiimidesse. Et see... on ka selline vahva tähelepanek, mis sealt paistab praegu. Mina võin teha tähelepaneku jõusaalist, kuna ma käin ka vahepeal jõusaalis, siis minu arust, kui ma nüüd ei eksi, ma olen marmormeis ja olen jõusaalis näinud, nii et mees teeb trenni, loodetavasti teeb ka võhma, et ma arvan, marmormeis ka sel aastal esimest korda, et tema võiks olla päris tugev mängija küll. Ja punastes veel Stotter kindlasti annab seal kuuma, Retro, kes on väga heas vormis, on ju, et tegelikult punastel ka ei ole see seis midagi hullu ja sinistes muidugi Siil, kas sa tahad tulla ka siia meile, kommenteeri, mis sa arvad oma tiimikaaslastest. Nüüd on loos läbi, nüüd sa ei saa midagi mõjutada, nüüd sa võid julgelt tulla siia, kui tahad söö muna või krõps. Tule siia meie kahe vahel, ära karda. Ma söön ise vahepeal muna nii kaua, kuni Siile räägib. Muidu keegi siin enne kirjutas, et toidu raiskamine, no sööme siis, ma söön ära, ma luban. Mina tahtsin lihtsalt omalt poolt mainida, et tore on näha seda, et me jätkame eelmise aasta traditsiooniga selles mõttes, et meil on paarid on jälle erinevates tiimides. Totter ja Tulsik on erinevates tiimides ja Anarhia ja Parmu on ka erinevates tiimides järjekordselt. See on ka vist mängurahu mõttes nagu hea. Muidu tead, lähevad paarid seal midagi tiimi sees nagu kuidagi midagi hakkavad ajama. Et... Mängurahu mõttes on hea, aga kas see kodurahu mõttes ka hea on, see on omaette. No see on nende paaride proovikivi. Kuidas nad pärast kodus asju ajavad. Chat ja nüüd midagi sinnapoole, aga... Tahad siia pole? Vähemalt ta keskel. Sul on oma chat või? Sa tulid oma tehnikaga? Seal lugesin, sul see ekraan oli liiga väike. Iga kord ta tuleb, sul on aku tüü pärast teise taksoga koju. East Magics. No jah. Ei no siniste meeskond on ka tugev, ma ütlen. Mina amatööri pilguga ütlen, et tegelikult on hea. Toredasti jagunes nagu jah, mõlemasse tiimi nagu neid nimesi niimoodi, et
aga te teate et natukene... mõlemal tiimil võiks olla nagu fännbaas vähemalt nagu selline tugev, et ei ole nii, et umbes ühel pool on tugevama umbes fännibaasiga kui teisel pool, et mõlemal tiimil on lootust, et on fänne ka platsil. Aga kui te niimoodi praegu siit kiire pilguga vaatate, te teate natukene tausta ka, et kus keegi elab, et kas mõnel meeskonnal on nagu lihtsam koos trenni ka teha või? Kas praegu niimoodi Legend Riks on meil siit kuskilt Tallinnast testmatchiks ka minu arust või? Stoneboy ka äkki, Parmu jumal oli kuskilt kaugemalt. Nemad on jah. Nemad saavad teha trenni, kuidas üksteist nagu siis, nagu antitrenni või ma ei tea, kuidas seda nimetada. Antitrenni. Ärge seda tehke. Ja nad peavad ju harjutama, et nad oskaks üksteisega siis, et nad põhimõtteliselt teevad trenni, kus nad siis harjutavad seda, et nad nagu õpivad selgeks, mis on siis nagu vastase plussid ja miinused. Kui me võtame Parmu ja Hanna, vaata, et siis nad nagu platsil teavad nagu, kuidas üksteisele nagu pähe teha. Mida harjuda üksteisele? Mis närve ajab, eriti närve ajab. Okei. Lahe lisaasi on ka see, et ühed kõige suuremad streamerid, kes meil siin listis on, Kodir ja Kama on ka erinevates tiimides. See on hea, jah. No saime ilusti hakkama ju. Aga ma arvan, et see list on päris lahe ja tuleb tore ettevõtmine jälle. Mis sel aastal veel teistmoodi, mida eriti välja tuua? Seda saime teada, Äftekas on juba, Publik on... Vihma ei saja. Ei lubada. Loodame, aga lihtsalt siin on see point, mida me tahame rõhutada, et isegi kui vihma sajab, siis Portland Arenal on väga hea tribüün, mis on katus all. Ehk siis vaatajatel on hea kuiv olla, kui tahate minna süüa osta, siis võib-olla peate natukene astuma vihma kätte, et meil tulevad seal ka võimalused osta süüa ja juua ja värki-särki. Siis võib-olla korra vihma kätte astuma, aga võt mängijatele kahjuks katust lubada ei saa. No mängijatel ei olegi vaja seda, tead, vihm jahutab. Teeb olemise võib-olla kohati isegi natuke kergemaks. No tehniliselt tegid muidugi ülekande tegemise eelmine aasta raskemaks, aga... No korraldamise kindlasti, jah. Ühesõnaga keskmist ilma tahaks, päris 30 kraadi kütet ei taha ja paduvihma ka ei taha. Nii et siis oleks nagu kõik hästi. Nii, Stotter juba kirjutab siin Siilile DM-idesse mingeid juba tahab teha mingeid diile. Chat käib juba, oota, ei saaks ikka kapteniks või midagi. Ma siin mõtlesin, et ma tahaks suht pull oleks teha. Ja. No nüüd on õige aeg teha mingid grupid ära kuhugi. Ma ei tea, kus te suhtlete iganes. See ongi juba. Ehk siis peale seda streami lähevad ka, meil on, nad on kõik ühes Discordis, kus nad praegu ootasid ka oma nii-öelda õigeid ränke ja siis nad saavad oma need sinised ja punased ja siis seal tekib neil omad chatid, kus nad saavad siis chatida ja siis meil on siin üks spioon, kes kahjuks või õnneks saab käia vastastiimi chati lugemas, sest et aga no nii palju kui eelmisest aastast ma võin öelda, siis sellepärast punased võitsid ja sel aastal siis, kui sinised võidavad, siis me teame, miks see nii oli. Punased peavad ühe chati veel eraldi tegema, kus nad räägivad eriti salajasi asja. Ei, seal nad räägivad seda õiget juttu, aga seal tegelikult sellega nad saavad testida seda, nagu sõjas, vaata neid spioone testitakse, et sa annad valeinformatsiooni ja siis sa vaatad ja siis pärast on näha, et kui sinised on harjunud mingi kindla informatsiooniga, siis on kohe näha, et okei, Siil käiski spioneerimas. Hoidke silm peal sellel tüübil. Ei no ega siin muud moodi ei saa, ma ikkagi pean võitja tiimis olema selle karikaga koju tagasi viima, nii et Ants Lambi kindlasti ka tahab hea meelega seda enda taustal hoida. Vot, aga on meil miskit veel edasi vaja öelda või vist ei ole? Jah, kas meil on mingit update'i, millal meil midagi veel toimub? Tegelikult praegu teadaolevalt ei ole. Mis on midagi varsti tulemas, aga ma arvan, et vaatab, kas jõuab aprilliks organiseerida, et võimalikult palju saaks sinna kohale tulla või jääb see maisse, et üks Airsofti stream on meil vaja teha, kus saavad siis tulla ja omavahel madistada ja tutvuda ja sest meil on nii palju ka nagu uusi, et selles mõttes selle nagu ürituse üks tore osa on ka see, et kuna meil ongi need nii-öelda ka tegevused enne ja pärast nagu jalgpalli, et nad päriselt saavad nagu striimerid omavahel tutvuda, et tegelikult päeva lõpuks selle ürituse nagu mõte ongi ka see, et striimerid omavahel rohkem suhtleks ja mõllaks, sest eelmisest aastast nii mõnigi leidiski siin omale nagu kas mingitesse mängudesse mängukaaslasi või lihtsalt nagu... Ja mis kõige suurem asi oli, mis eelmine aasta juhtus, oli see, et
Anarhia tõi oma isa treenerina väljakule ja Parmu Juval, kes on siis Hanna kaaslane, nägi esimest korda siis Hanna isa. Neil oli seal tutvumine ja no muidugi jah, siis nagu Parmu oli siis selles vastas. Varem ei olnud nagu põhjust, et siis nüüd nagu selle üritusele. Normaalne. Et kui muidu väga palju ei saa head tehtud, siis midagi suurt. Vähemalt me teeme nagu perekonna kokku. Ja, muidugi. Et head tegite kõvasti eelmine kord. Jah. No väga lahe, ma ei tea, sponsoritest ka veel äkki natukene, meil on siin Saku Läte. Aga siis ma tahan ka ühtlasi ära mainida selle, et nüüd tiimid ruttu hakake ka mõtlema, kellele te siis tahate selle aasta toetussummad panna, et ruttu hakake seda hääletama ja valima ja mõtlema, sest meil oleks need võimalikult ruttu vähe lukku saada, sest et me tahame nendega koostöid teha, mitte siis lihtsalt pärast neile raha kanda. Ja nagu juba jõudsime rääkida, Saku Läte toetab meil ka sel korral üritust, lisaks veele pakuvad nad ka kvaliteetseid kohviube, saate osta proovida. Ta tegelikult kogu aeg ainult Saku Lätest räägib, mul on tunne, et selle ta võttis nüüd küll Sky Plussist kaasa, sellepärast et tal on mingi nõue, et ta peab nagu hästi palju neid nagu... Ei, ma ikka loodan tasuta koti ube saada, et mis siin muud ikka. No aga mis siis sina kui tehniline direktor, mis siis sel aastal uut, mingid FPV droonid ajavad mängijad? Seda mitte, aga kaameraid peame rohkem panema, sest et olgu ka see ära mainitud, mida siin ka Siil vahepeal muretses, et vaatajad võib-olla arvavad, et nad peavad jälle selgasi vaatama, siis eelmine aasta, kuna me ei arvestanud publikuga, me ütlesime, et me ei arvesta publikuga, siis kogu tegevus toimus nagu kaamerate poole. Ehk siis nagu publiku poole oldi seljaga, kui olid rivistamised, autasustamised, hümnid, asjad. Ehk siis sel aastal, kuna on publik, siis me oleme publiku poole ja see tähendab tehniliselt ka seda, et meil peab olema võimekus ka siis publiku poolt filmida, mis tähendab lisakaameraid, mida me siis nagu peame siis selle võrra nagu rohkem lihtsalt mingeid siukseid nüansse ja siis kõige olulisem info on see, et tegevused toimuvad publiku poole, et ärge muretsege, et kui te kohale tulete, siis te, ja eraldi on siis platsil ka nii-öelda DJ, kes mängib meeleolumussi, et ei pea vaikuses istuma. Meil on eraldi ka publikule oma kommentaator, kes selgub ka varsti, võib-olla teeme temaga ühe väikse TikToki video, siis kes TikToki jälgib, siis võib-olla näeb, kes meil siis sel aastal tuleb ka staadioni kommentaatoriks. No kuna sina tehnika eest vastutad, siis ei pea muretsema, et mikrid töötavad ja midagi viles ei ole ja et kõik on, no loodame. Kõik on nii nagu peab. Mina usun TV-poissi, nii et tuleb äge üritus, kes koha peale ei saa tulla, saab siis jälgida seda streamist, aga no koha peale on muidugi teistmoodi. Nagu me kõik teame, siis see on täiesti teine maailm. Ja okei, Flash võib teada kõike sponsorid, seega taba mine nüüd edasi ka. No Piraati. See on minu arust alati lahe see, vaata jalka sponsorid ka, kuskil nüüd tuleb jalka MM tuleb suvel. Sponsorid on alati McDonald's, Pepsi, mingi Lay's, no ja meil on Piraat, Eesti kodumaine värk, Piraat. Kõikidest poodidest leitave, nagu ma juba enne mainisin, siis minu arust on Piraadil ka uued krõpsud, mingid juustumaitselised kuskil TikTokis nägin. Vastab tõele, ei ole AI-ga tehtud. Siis Palsneki toodanguga, kes on siis, Piraat on siis nii-öelda Palsneki toodang ja nende uus maitse, kui ma ei eksi, on mac and cheese. Siuke kollane pakend. Juba mina olen ka näinud, TikTokis nägin videot ja nägin kuskil äkki Selveris oli juba leti peal olemas müügil. Keegi mainis TikTokis, et Prismas ka saab vist. Et minge otsige siis uut toodet ka ja mis meil veel on? Kui poest ei leia, siis jalkamängus osalejad saavad kindlasti proovida uut krõpsu maitset. Siis Red Bull on meil muidugi. Annab tiivad. Tütar ütles mulle üks päev, et issi, ma tahan ka Red Bulli, see pidi tiivad andma. Et reklaam toimib, väiksed lapsed usuvad. Ja tuleb veel. Tuleb veel, kas me mõningatest, keda meil ei ole praegu nii-öelda mõningaid väiksemaid, kas meil, poist varsti lendame me siit minema. On meil kedagi, keda me tahame praegu välja ka tuua või? Ma ei teagi, me võime ju kõik välja tuua, mis meil hetkel sellised olemasolevad juba on. Mõnega meil on siin veel mõned asjad lukku vaja lüüa ja siis saab juba rohkem nendest rääkida. Või siis jätame selle info siis, kui kõik on... Tuleme väiksematega siis, kui on väiksemate kord.
praegu on veel suurt aeg. siis siin sama Streamesti kanali all on kõik lingid ka ilusti olemas, kus te leiate pileteid, saate meie Discordiga joinida ja nii edasi, Instagram, TikTok, kõik asjad on olemas. Just. No näed, juba tulid lingid ka, nagu ma näen. Ja meil on lisaks laua peal on meil ka chatis üks kanav Kein, ehk siis kes ilusti meil on siin ja hoidnud silma peal, et kui me linkidest räägime, siis ta neid ilusti paneb, aga see võib-olla oli nüüd viimane kord, kui ta seda tegi. Talle ei meeldi see nali. Mulle meeldib. Aga jah. Minul ei ole rohkem midagi öelda. Minu meelest oli tore, meeskonnad on lahedad. Jääme nüüd ootama kõvasti, et kõik meeskonnad hakkaksid aktiivselt trenni tegema. Või noh, ei pea hakkama, aga loodame, et leiame aega ja hakkame koos käima kohtades, kus saab trenni teha. Ja no tegelikult me tahtsime juba siin teha esimest trenni, aga kuna see nädalavahetus siin ilm oli nagu ta oli, kui ma ise tulin nüüd Pärnust eile, siis mul tee peal sadas näiteks lörtsi ja seega see trenn nagu läks edasi, aga nendest asjadest saame juba tiimidega rääkida ja nagu me oleme ka ütlenud, siis tiimid võivad teha eraldi trenne, kui te tahate näiteks punane meeskond oma mingi salaasju trennida või sinine tiim teha salatrenne, aga me võime kõik koos ka trenne teha, et me ei pea tegema ainult nii-öelda punase või sinise tiimiga trenne. Ja pakkuge julgelt siis Discordis välja trenni aegasi, kes siin osalejad on. Et pange info, tahame ja näe. Läheme järgmine nädalavahetus ja teeme ja vaatame, kes tulla saab. Igaüks võib pakkuda, nii et pange hullu. Siin keegi kirjutas, et võtab oma popcorni kaasa, kas oma joogi ja söögiga saab tulla või te müüte koha peal inimestele midagi head? Seal on olemas, aga me arvatavasti sel aastal veel ei piira otseselt ka oma asju seega. Võtad poest oma piraadi kaasa? Et saab selles mõttes? Ja, okei. Kui on õige firma toode, siis võib. Üle piiri ei saa lihtsalt minna, muidu tulevad kurjad turvanud ja teevad oma tegusid, mis nad tegema peavad. Et meil on kindlasti üritus jälgib ka avaliku korra nii-öelda eeskirju ja kõike, mida avalikus korras normaalne teha ei ole, siis selle jaoks meil on inimesed, kes tegelevad sellega, et nende inimestega saab tegeletud. Ja võib-olla siis kohe ka ära mainida, et siis nagu ka eelmine aasta, et umbes lahja alkohol oli meil nii-öelda aktsepteeritav, aga kange alkoholiga aga me ka nagu väga ei tahaks ja võib-olla silmnähtavalt juba liiga lõbusas meeleolus inimesi me ka võib-olla päris ei julgeks sisse lasta. Väike näokontroll on. Et kui sirge ta on? Väravees on sirge joon maas ja kui seda ei suuda sirget läbi käia, siis... Sa pead selle kogu staadioni selle äärejoone peal nagu läbi kõndima sirgelt. Ma arvan, et ma ei suuda seda isegi kainulaga teha, aga okei. Nii. Okei, no siis pealtvaatajad tulevad iseasi, kes sisse saab. Kui sa nii hullud kriteeriumid paned. Meil on hästi ranged reeglid. Ei, tegelikult ei ole hullu. Kõik saavad sisse, kes on vähegi normaalses seisus, nii nagu avalikel üritustel ikka. Ja see karikas siis, see nüüd teie otsustate, mis meeskond selle endale saab. See on päris tummine karikas, nii et pole mingi tavaline mänguasja. Ja siin tegelikult on karika peal ei ole ka veel eelmise aasta graveeringut tehtud, mis me pidime tegema, aga sellega me tegeleme ka nüüd lähiajal, et mängupäevaks on kindlasti olemas ka siin eelmise aasta võitja tiim ja vist ka kaotaja tiimi. Võitja tiimid lähevad karika peale. Jah. Vot. Kas kellelgi on veel midagi olulist küsida, sest et see on natukene praegu hetkel hästi mingiks ajaks viimane selline infostriim, et võib-olla järgmised striimid on juba kas kuskilt treeningult või muud säärast, et praegu siis on veel viimane võimalus, kui keegi tahab mingit infot küsida. Kas ma värvin enne? Mul oli eelmine aasta oli täpselt, ma olin punases tiimis, mul olid juuksed punased. Ma ei teagi, võib-olla peaks seda traditsiooni jätkama. Kusjuures Stotter värvis ja oma juuksed punaseks hiljuti. Ta on nüüd punases tiimis. Ja ta on punases tiimis. Palju ta maksis? Tal oli... Stotter on mingeid asju ajanud, millest mina ei tea midagi. Piletiloosi. Kus saab TV-poiss
kätte küsida Äfteka kohta. Mis te teada tahate Äfteka kohta? Sten on see, kes kirjutas. See on see, kus ma ei ole ma ei ole jõudnud vastata. Jah, ma Ticketit nägin, ma ei ole sulle vabandust jõudnud vastata, sest et ma ootasin informatsiooni Grossnilt ja siis mul tuli natukene kiirem periood peale, kui ma Grossni vastuse sain. Aga ma vastan sulle TikTokis vastan sulle, Ticketis vastan sulle. TikTokis. Meprenaator, see on 16+ sellepärast, et muidu ei saaks KV sinna sisse. Eks me peame arvestama ka oma osalejatega. Ehk siis vanusepiirang on selle järgi, mis on meie listis olevate inimestega vanused. Et... Mepp ka tahab kindlasti tulla, ta on ju ka 17 minuga. Nii et... Kuna mina Valgast pärit, meil olid kunagi ööklubid, kui veel ööklubid Valgas olid, siis oli kogu aeg 16+ peod ja 16-aastased panid täisealistega niimoodi pidu, et ei teinud teist nägugi. Praegu on ajad on muutunud, ma just vaatasin ka seda klubi Hollywoodi, siin tehti kõvasti ümber ja nüüd seal korraldatakse väga palju üldse ilma vanuse piirangutta pidusid. Kusjuures on, jah. Nii et uued ajad nõuavad uusi reegleid. Jah. Eks me kõik tahame pidu panna. Mina omal ajal, kui ma mingisugune 13 olin, käisin kuskil peol, kus oli Lollipop oli peasponsor ja nii et kõik me tahame kuhugi käia ja võib-olla noorena natuke ka pidu panna. Muidugi. Pluss, et oleks ka Mepi huvialas vanuses tüdrukuid peol, muidu ju mehel ei ole põhjust tulla. Niimoodi, shots fired. Aga kas meil on siis kõik või... Kusjuures Aade tegemine küsib, kas 15 eurot osalemistasu on meil siiamaani. See saab lukku, ma arvan, maikuu keskel äkki. Loodetavasti kaotame ära viimased jutuajamised veel käivad, aga me loodetavasti saame sellest lahti, aga me anname osalejatele sellest teada kohe esimesel võimalusel. Nii et hoidke endale 15 eurot osalejad kõik taskus senimaani ja kui me teatame, et seda ei ole vaja, siis võite minna osta poest näiteks piraadikrõpse endale. Ja vanilla ninja jäätist. Mis reklaam see nüüd oli? Mitte, et nad toetaks meid, aga jäätis ka suvi tuleb, teed raske trenni ära, ajad palli taga tund aega platsil, lähed, võtad väikse jäätise. Aga kusjuures, kui hästi läheb, siis meil saab osta masinajäätist koha peal. Ja pannkooke. Ja tiimid saavad võib-olla tasuta pannkooke. Või siis hea hinnaga, vaatab veel. Nagu te näete, midagi kindlat ei ole. Aga kui me osalustasu alles jätame, siis saavad nad tasuta pannkooke. Aga jäätist ei saa tasuta siis? Siis saavad isegi jäätist tasuta, kui me osalustasu jätame. Sobib. Vaat. Kuna ma olen ise suur pehme jäätise või selle masinajäätise fänn, ma olen väga palju otsimas käinud, seda ei ole kuskil. Siis viimane koht, kus ma seda nägin ja oli ka maitse, oli Tallinna loomaaed. Ja ma olen isegi mõelnud, et ostaksin pileti ainult sellepärast, et minna loomaaeda jäätist ostma. No jah, no aga selge. Siis ma arvan, et vaikselt võime siin siis selle otsa tõmmata kuskile kokku poole, hakata šokolaadi sööma ja kartulikrõpsu. Teine variant on see, et kes siin muretses, et on toidu raiskamine, siis me võime ju need asjad kõik talletada ja osalejatele anda sel päeval nagu söögiks need munad ja krõpsud, et see ei ole ka üldse probleem. Et selles mõttes, jah. Tahad veel ka midagi öelda või? Taivo tahab teadaks, õlud ka antakse. Miks Taivo ennast kirja ei ole panda? Taivona, kus su nimi on? Taivo ütles, et ta ei taha amatööridega platsil joosta. Taivo on see MVP-na, ei mängigi nuubidega. Keinsel tahab riietuse kohta teha, kas tuleb ainult särk või on lisasega tulemas. See on samamoodi... See on veel alles läbirääkimistes, jah? Sellega läheb veel mõni nädal võib-olla, loodetavasti saame kiiret lukku ja siis anname streameritele teada. Ja oota, midagi ma nüüd korra mõtlesin, aga läks meelest ära, midagi oli siin mingi eelmise küsimusega seoses, aga no suva, pole oluline. Ühesõnaga töö käib, poisid ajavad asju. Jah. Õnneks on veel aega ka natuke. Jah, hoidki silmad lahti, Stream-Eesti Discord on kõige lihtsam koht, kus saada infot just siis nii-öelda kõigil
pealtvaatajatel ja muudel tegelinskitel ja striimeritel on oma Discord olemas, jalgpallikohaline, kus me jagame neile siis infot. Ehk siis Stream Eesti Discordi leiategi siit sama kanali infost ka. Ja jalkadiskis kõik osalejad võite vabalt küsida asju julgelt ja vastame kõigele, mis vastamist vajavad. Jah. Aga siis vist ongi kõik. Kas Tabal on veel midagi öelda? Tee nüüd mingi professionaalne väljajuhatus. Võta nüüd see saatejuhi roll üle ja halb asi on see, et ma ei ole professionaalne saatejuht, ma ise õpin põlve otsas, aga okei. Ja sa oled harjunud pigem tavaliselt hommikuti kui õhtuti, jah? Ei, tegelikult mõlemat. Eks on elus tehtud nii õhtul kui ka hommikul raadiot ja mingeid ülekandeid ja asju, aga mis ma ikka oskan öelda, mina siis esimest korda saatejuhi rollis proovime seda taset ka tõsta natukene seal koha peal, et oleks hea vaadata kõigil ja väike ettevalmistus ja eks ma viin ennast ka rohkem asjadega kurssi. Aga nagu öeldud sai, jälgige meie kanaleid, on ju, uut infot tuleb peale, mängijad hakkavad siis trenni tegema ja loodetavasti näeme juba varsti väikseid ülevaateid ka, et kuidas trennid on läinud ja mingeid videokokkuvõtteid ja nagu TV-poiss ütles, siis on üllatusi ka veel varuks, kes seal kõik hakkavad meil tribüünidel ringi jooksma ja publikuga intervjuusid tegema ja muud säärast, et ma võin ise juba öelda, et produktsiooni mõttes tuleb nagu bueno, et seda on hea vaadata, seda on hea pärast ka järele vaadata, nii et tulge koha peale ka, värsket õhku on vaja hingata, siis tervis kestab. Mina vanema härrana võin öelda juba. Selge. No aga nägemist! Nägemist!